Tere! Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere ja oleme jõudnud oma teise osani. Tere, Dagmar! Tšauki. Sa oled ikka veel siin. Yes, lubati. Yes. Ja kes ei tea, kes me oleme, siis kuulake julgelt eelmist osa, kus me rääkisime muutustest ja tegelikult jõudsime selle eelmise osaga ka ärevuse teemani juba vaikselt. Jumala kogemata täiesti. Ja täna läheme sellega väga süvitsi ja me täna ei ole siin kahekesi, vaid meil on esimesed tiigrid. Esimesed tiigrid on stuudios. Meil on esimesed väga ägedad külalised ja neid on lausa 3. Ja ma palusin, et panna ennem siin kirja, et kuidas ma neid tutvustan. Ja siis nad ütlesid, et mõtle ise. Ja külaliste tutvustus siis minu arust on 3 väga ägedat, säravat. Kas sa oled vastu vaikus? Ma ootan, mida sina võib-olla lisad. Väga ägedat naist, sest muidu ma ei oleks ju neid kutsunud siia. Ja meiega koos hakkavad täna ärevusest rääkima Killu Kolsar. Tere! Aitäh. Siis Killu Kolsar, kes on nii minu kolleeg kui sõber ja minu ka väga kauaaegne, ei no see oli täitsa vale, mitte väga kauaaegne, aga hinges väga kauaaegne sõber Sandra Raju. Ja minu tulevane sõber Piret Reinson. Nii naised, esiteks suur aitäh, et te tulite ja ma lasen teil kohe ikkagi iseennast ka tutvustada, et kes teid võib-olla nii hästi ei tunne kui mina. Nii et lähme, alustame Killust. Alustame minust. Kes sa oled, mis sa teed, kuidas sa tahad ennast tutvustada? Sa tead, kuidas ma tutvustan ennast. Ma tean, sellepärast ma küsisin. Ja pikk lugu lühidalt on see, et kui mina tulin ülikoolist ära, siis mul oli suur identiteedikriis ja sellest hetkest mina otsustasin, et kui ma pean ennast kellelegi tutvustama, siis ma alustan omadussõnadest. Et need rollid, mida me elus kanname, on kuidagi nii muutlikud ja mõned on ka püsivad. Me oleme alati kellegi lapsed, kui sa saad emaks, siis sa jääd emaks, aga enamasti tööga seotud rollid on väga muutlikud ja kui ma täna siia tulin, siis ma veel ei teadnud, et ma pean ennast ise tutvustama. Meil ongi üks märksõna spontaansus. Ehk siis, kui ma praegu peaks kohe niimoodi hoo pealt mõtlema, et mis on need 3 asja, mida minu kohta kindlasti teada võiks, siis ma arvan, et esimene, kui rääkida nüüd just ärevuse kontekstis, on see, et ma olen väga tasakaalukas inimene. Low-key olen alati tahtnud olla see, kes prõmmib uksi ja viskab vett näkku inimestele ja loobib taldrikuid, aga seda lihtsalt ei ole minus, et ma pean peas kõik need stsenaariumid ära, aga siis päriselt on kuidagi selline nojah, okei, lähme siis edasi, et selles mõttes ma olen üpris tasakaalukas, mitte väga temperamentne. Ma julgen öelda, et ma olen julge, ma väga tahaks olla julge ja ma väga palju astun samme selle nimel, et astuda oma mugavustsoonist välja ja olla julge inimene. Ja 3. ma ütlen siia, et ma tahaks olla siiras ja soe inimene. Ma tahan olla siiras ja soe inimene, et see kuidagi selline turvaruumi loomine, turvatunde loomine teistes on minu jaoks hästi oluline, et kui mina julgen olla täiesti autentselt mina ise ja tekitan teistes ka seda tunnet, et nad saavad olla täiesti nemad ise, siis see on minu jaoks hästi suur võit. Ja kui teistest rollidest siia juurde rääkida, siis nagu Sandra juba mainis, me oleme kolleegid, meil on koos ühine koolitusagentuur Asi on minus, võib-olla mõni on kuulnud. Ja tegelikult ka Sandra Raju siin. Sandra aitas meil selle ju käima tõmmata 3-kesi. Ja Dagmar on meil külaline seal. No võt, Piret, mis sa tuled Asi on minus? Osalema! Ja ehk siis koolitaja, arengutreener ja lisaks sellele olen tudeng parasjagu Tallinna Ülikoolis, õpin andragoogikat, ehk siis kuidas veel paremini koolitada täiskasvanuid ja töötan ka ühes üritusturundusagentuuris 3 õuna loovjuhina. Ja ma mõtlesin, kuna te panite mulle ennem sellise ülesande, ma ise tutvustan, siis ma hoopis lõpetan selle tutvustuse, et mis on see veel asi, mida mina olen teilt õppinud. Sest ma arvan, et inimesed, kes on meie ümber, siis me tegelikult, kui me märkame seda ise, siis me väga palju õpime. Ja Killu on avanud minu jaoks ukse
õrnade vestluste maailma. Ehk siis kuidas pidada ausaid, aga samas avatuid ja õrnu vestlusi. Nii et ma olen väga tänulik selle eest. Ja. Nii ilus. Isegi minul on veel midagi õppida. Nii, aga kuidas me võtame? Kas võtame siis, nagu ma ennem võtame järjekorras, kuidas me istume, kes siis ei vaata seda pilti. Piret, kes sina oled? Killu tutvustus oli nii inspireeriv. Mul läheks väga pikale see tutvustus, sest ma esindan siin, kuidas seda siis nüüd öelda? Kõige suurema pagasiga, nagu selle kogemuse pagasiga naist. Et ma ennem mõtlesin siis, et üks lause, mis kindlasti võtaks nagu nii nagu isikliku elu kui professionaalse elu poole kokku ühes lause on see per aspera ad astra Piret ja ma tegin Pirsest nagu palju, mul ei ole kunagi olnud nagu hüüdnimesid. Kõigil olid alati hüüdnimed, mul ei elu sees hüüdnime olnud, nagu alati Piret, sest natuke mu elu on ka kuidagi nagu tagurpidi käinud, et ma olin lapsena hästi tõsine nagu gümnaasiumi lõpuni, selline oivik, õppisin, mul oli lihtsalt oma maailm, et mul on kõik natukene tagurpidi käinud elus. Ja sellepärast ma olen õnnelik, et mul on nüüd mu lapsed kutsuvad mind Pirr ja mu parimad sõbrad, et see on kuidagi nagu pehmendab minu seda kuvandit nii-öelda, aga jah, liiga pikale läheks mu tutvustus, aga ma arvan, ma olen väga julge, ma olen väga autentne, see on kõik tulnud läbi suure pingutuse, läbi suure valu ja mulle meeldib selle saate juures võib-olla ma mõtlesin, mul on alati iga aasta, ma kirjutan oma kalendrisse, ma olen täiesti sõltuvus Moleskini kalendritest ja siis mõnikord ma kirjutan kohe aasta alguses sinna tsitaadi kõik ette, nagu tsitaadi ja mul on kogutud ma tegelikult ennem tänast saadet vaatasin neid tsitaate, mis ma olen läbi aastate nagu ja kuidagi mõnikord tuleb see hiljem ja see tsitaat hakkab nagu ise loomustama oma aastat või kuidagi nagu mingi energia on selles tsitaadis ja ma väga palju kasutan tsitaate, mul on oma lastega nagu chat WhatsAppis ja Messengeris ja siis ma aega saadan ka neile mingi tsitaate. Ja võib-olla selle saate osas mul tekkis see, et see on üks Carl Jungi nagu, tema rääkis sellest hästi palju. Ma ei oska seda võib-olla eesti keeles nii ilusasti panna, sest see tsitaat on inglise keeles, aga mõte on selles, et nii kaua, kui sa ei ole oma alateadvusega nagu tegelenud ja seda nagu teadvuseks tõstnud, nagu teadvuse tasemele toonud oma alateadvuses toimuvat, nii kaua sa teda asju kutsud seda saatuseks. Et tegelikult on kõik meie enda kätes, me peame lihtsalt julgema vaadata endale peeglisse, et sellepärast mulle meeldib ka väga selle podcasti nimetus, et tegelikult me ise olemegi kõik, mis me oleme, et jah. Nii palju siis minust. No vaadake, kui hea, ma poleks küll suutnud teid niimoodi tutvustada. Aga Pireti koha pealt ma ütlen, et ma teadsin, et selline inimene eksisteerib, aga eelmine aasta ma lugesin raamatut nii aita selle pealkirja vanemaks, aga ikka paremaks, aga ikka vanemaks. Ja, just. Et sina siis tõid nii-öelda selle eestikeelse versiooni ja ma olin nii vaimustuses, ma läksin kohe Piretit guugeldama ja siis ma vaatasin, et appi kui särav ja tegus naine, mõtlesin, et ma tahan olla ka nagu tema. Nii ilus on alati kõige ilusam kompliment, kui nagu noored naised niimoodi ütlevad. Ma ei ole noor. Ole, issand, jumal. Sellest me räägime, ma tahan ka sellest rääkida. Oota, ma pean siin kutsuda, meil tuleb eraldi osa vanuse teemal ka, et siis ma võin sinna ka kutsuda, et see on, ärme täna sinna lasku. Ärme lasku tõesti. Nii, aga Sandra Raju. Tere! Mina mõtlesin selle peale, et kuidas ennast tutvustada ja mõtlesin selle peale, kuidas ma seda varem olen teinud ja ma olen alati teinud seda väärtuspõhiselt ja mingil põhjusel suurem osa oma elust ma olen alati alustanud oma tööst ja tegelikult, kui ma täna selle peale mõtlesin enne salvestust, siis ma hakkasin ka ennast läbi töö kohe defineerima ja õnneks sain siis sellest sõnasabast kinni ja kui ma ennast peaksin kirjeldama, siis ma ikkagi tänases hetkes ütlen, et ma olen üks Rõugest pärit tädi Sanju 2 väga ägedale tüdrukule, sest et minu jaoks on pere
pere on väärtus number 1 ja ma tunnen, et läbi selle ma tahan ennast kõige rohkem defineerida. Ja kui siia see professionaalne osa juurde panna, siis ma olen nüüd 1,5 aastat töötanud värbajana, ehk siis kui ma asi minusega lõpetasin, siis ma läksin sellisesse ägedasse ettevõttesse nagu Tripod tegema värbamist ja ma täiega armastan ka praegu oma tööd, nii et võin öelda, et ma olen õnnelik inimene. Nii ilusad et mis ma mõtlesin nüüd Sandra Raju kohta tuli, oota, ma pidin tema kohta midagi mõtlema siis mul tuli see meelde, et mäletad, et oli see sinu esimene taskuhääling podcast, mida sa salvestasid, kus mina olin külaline ja see oli toona ka minu esimene ja ma mõtlesin, oh my god, nagu Sandra Rajuga, nagu, et me läheme sinna ja ma olin hiljem saanud aru, et Sandra mõtles samamoodi, et oh my god, Sandra ei, ma olin nii närvis. Aga mõtle, kui tore, et sina oled nagu nüüd ka nii-öelda minu esimeses podcastis. Mida ma teen? Ma tegelikult ei tee seda üksi, on ju. See pole sul esimene ka ju. Lõpeta. Olge ma. Sina siin, vaatasin, ta on nagu väike hääl, see psühholoog serval. Ta vaatas see ingel su õla peal, vaatas sa mind kuule. Ta on ka valges ka, vaata. Aga Sandra Rõõg on see, et kui ma mõtlen ikkagi tema peale, siis on see lõpmatu energia ja see vist mentaliteet, et kuidagi, et kõik saab lahendatud. Ma ei tea, miks, aga sina tekitad must seda, et kõik saab lahendatud. No aga saabki. Saabki, jah? Siis tekitad õige tunne. Päeva lõpuks lõksuvad niikuinii kõik asjad paika, nii et... Ja niikuinii lõpuks sureme ära kõik. Super, ma isegi mõtlen, et kuulan sind ja mõtlen, et üks on ülijulge ja tasakaalukas ja siin Sandra räägib, et kõik saab niikuinii tehtud ja siis meil on ärevuse saade. Mis rääkima hakkame? Ma tahtsin kommenteerida, et kui ta ütles, et ta nüüd tasakaalukas, mõtlesin, oota, äkki see oli vale saade teine osa. Ei, see on just väga, väga hea ja kohe saate oma mõtteid jagada, aga enne veel, kui me läheme ärevuse teemale ja natukene siin meie väga teadlik teaduspõhine psühholoog hakkab sellest rääkima, siis teile kõigile 3 küsimust, aga lühikesed vastused. Me saime aru lihtsalt, et me kolistasime seda esimese osaga, et me rääkisime nii pikalt nendest, et nagu teema juurde, aga jõudsime ka lõpuks. Ühesõnaga, mis on sinu viimane julge samm, mis oli sinu viimane julge samm, mille üle sa oled uhke? Kas lähme jälle nii killu, Piret? Ma võin alustada, ma teen siis otsa lahti. Ma teen hästi lühidalt, proovin 2 lausega. Ma alustasin oma naiste kogukonnaga, nimetasin selle hõimuks ja meil toimus selline hommikupidu, kus me saime kokku. Meil oli somaatiline praktika, meil oli tantsimist, meil oli sotsialiseerumist, tegime lõpus jagamisringi ja seal oli 16 naist, kes nii-öelda usaldasid mu kutset, tulid, sest ma olen elus väga palju korraldanud, nii üritustulundusagentuuris, Asi on minuses, koolis, noorteorganisatsioonides, igal pool mujal, aga see oli täiesti esimene asi, mis ma nii-öelda oma nime kui oma brändi alt tegin ja nad tulid, nad usaldasid, see oli väga mõnus ja hõim elab. Ilus. Nii et minge vaadake järgi, kus see hõim elab? Te saate liituda minu meililistiga, minu Instas on kõik lingid olemas. Vot, Piret. No, sa mainisid, Sandra, ise tegelikult seda minu julgustükki, tegelikult see ongi see raamat. Kõik, mis seondub raamatuga, mida vanemaks, seda paremaks, aga ikkagi paremaks, see oli väga suur julgustükk, sest ma küll olen õppinud inglise filoloogiat ja kirjandust, aga ma ei ole seda lõpetanud, ma läksin üle majandusse, et kõik, mis sellega seondub, sest seal oli palju erinevaid asju. Kõigepealt see otsus, et seda tõlkides, ma ei olnud kunagi ühtegi raamatut tõlkinud, ja tegelikult see avas mulle täiesti uue maailma ja isegi nagu missiooni, ma ütleksin, et ma tundsin, et Eestis Eesti naistel on vaja seda julgustust, et vanemaks saada on päriselt ka nii tore. Ja see oli suur julgustükk ja väga palju küsimusi tuli ka sellest, kus sa võtsid selle julguse aga jah, ja see ma istusingi 6 aega lihtsalt laua taga ja tõlkisin selle raamatu üle, et see oli suur julgustükk. Väga hea raamat, soovitan tõesti. Mina lugesin 2 päevaga läbi. Ma olin nii vaimustuses, et sellest kirjeldati kuidagi, et see ongi ilus ja aus ja ma pean ütlema, et mina hakkasin ka pärast ikkagi selle raamatu lugemist natukene teistmoodi suhtuma vanadusse. Mitte, et ma oleks kunagi sellesse kuidagi halvasti, aga see tundus nii põnev, et tahaks juba vanaks saada. Täpselt. Nagu lastega vaatan, see tahaks juba suureks saada. Just. Nii, Sandra.
ma detaili ei lähe, aga minu selle aasta jätkusõna ja siis eelmisest aastast on ausus ja ma olin ühe inimese vastu täiesti brutaalselt aus, suutsin seada selliseid piire, mida ma mitte kunagi pole varasemalt suutnud, nii et ma olen mega uhke selle üle. Ja siin selles saadetes meil on ka väga palju sellest aususest juttu, et julgus ja ausus, need käivad tegelikult hästi käsikäes. Teine küsimus. Me Dagmariga täna ei vasta, sest kes tahab teada meie vastuseid, siis kuulake jällegi eelmist osa. Mida sa kardad? Ja see küsimus on ajendatud sellest, et kindlasti ka kõige julgemad inimesed, te muidugi paistategi väga julged, et ikkagi kardavad midagi, on ju. Killu? See on nii suur küsimus kuidagi. Ja ma tajusin ise, et kui sa praegu ütlesid, siis ma ühest küljest hakkasin mõtlema sellistele hästi suurtele kuidagi filosofeerivatele teemadele ja siis teisalt oli see, et oota, aga mis on need võib-olla mingid väikesed nagu praktilised asjad, aga kõige esimene asi, mis mul ikkagi pähe tuleb, ma arvan, üpris alati, kui keegi midagi taolist küsib, on see, et minu kõige suurem võib-olla hirm siin elus on üksilduse tunne. Ja seda ma olen palju oma peas põrgatanud, et ma olen üpris selline inimeste inimene ja väljapool elav ja mulle meeldib rääkida, aga samal ajal ma tohutult austan enda aega ja enda ruumi ja ma täheldan, et mul on mingites momentides tulevad need hetked, kus ma võib-olla nagu eraldun selleks, et endaga tegeleda, aga minu jaoks on tohutult oluline see teadmine, et mul on ikkagi need inimesed ümber, kellega jagada seda elukogemust ja neid seikluseid ja neid raskeid hetki ja nii edasi, aga see on kuidagi taustsüsteemil alati see, et ma ei taha jääda üksi. Mina kardan madusid ja mina kardan ujuda, kui ma tean, et põhja pole all. Ma oskan ujuda ainult siis, kui ma tean, et põhi on all. Ma saan jalad maha panna. Kuskil järves ei ole. No selles suhtes. See mõtteviisi küsimus. See on kuskil seal olemas. Aga nagu üleüldiselt suures pildis ma arvan, ma olen kõige rohkem kartnud nagu seda ja nüüd ma kardan vähem seda, sest ma olen võib-olla ennast nii palju avastanud, aga ma olen alati kartnud, et jumal hoia, ma ei arene enam. Ma olen sellepärast, mul on nagu paanika hootunud, ma olin nagu Nordeas kõige kauem nagu 6 aastat. Ei, ennem seda oli 5 aastat olin Eesti televisioonis ja siis ma teadsin, mul on 5 aastat nagu see rekord, ja kui hakkas 5 aastat täis, ma mõtlesin, et püha jumal, ma muutun mutrikeseks, ma muutun täiesti mingiks, ma ei saa enam aru, et ma ei arene enam, ma ei suuda enam mingit väärtust pakkuda, et see on nagu nagu suurim siuke hirm, sest ma olen hästi selline looja. Ma pean midagi uut ehitama, midagi looma. Et see, jah. Mulle meeldib see, et sind saab nagu hirme juurde. Et mõtlesin, et see on ka midagi, millele ma polegi varem mõelnud, et ma kardan seda ka. Unlocked lihtsalt. Aga mul on ikkagi esimene asi, mis mulle kohe peelde tuleb, kuna ma olen hästi sportlik ja liikumine ja sport on minu väga suur osa minu elust, siis ka minu suurim hirm on see, et ma olen täie mõistuse juures, aga ma ei saa ennast liigutada. Et see on midagi, mida ma nagu pelgan, et kuna ma nagu tunnen, et osa minu identiteedist või väga suur osa minu identiteedist on siis see, et ma teen, liigun, käin ja kui ma seda teha ei saaks, siis see oleks mulle väga raske. Sandra, see oli täiesti õigus, et neid hirme tuleb juurde. Ma võib-olla järgmisest saatest alates muudan seda küsimust. Et minu see eesmärk, et siis me kõik samastume ja saame aru, et teised maadlevad ka selleks, et oppi. Issand, ja ma maadlen ka. Ei, aga see on ju hea, kui see kõik on väljas, sest et muidu need on mingid alateadlikud hirmud, mida see võib-olla pole endale kunagi adresseerinud. Nüüd see on väljas, on see, et okei, see ka. Davai, paneme vastu. Ole jäta. Oi, õige suhtumine, seal paugutab seal otsad. Nii, aga üks küsimus veel ja siis lähme päriselt ärevuse teema juurde. Üks mõte, mis sind toetab? Kas ma võin teha niimoodi, et ma just ütlen mõtte ja me kõik lihtsalt ütleme mõtte või me peame selgitama ka neid? Sest ma võin väga pikalt nagu hakata selgitama lihtsalt. Ütleb mõtte ja kui tahad selgitada, siis 2 lausega. Killu eelmised 2 lauset olid Need olid Tammsaare laused. Need olid komadega.
okei, ütle lihtsalt lause. ütlen, minu sõber ütles mulle seda vist 2 või 3 aastat tagasi ja see on mul tätoveeritud ka siia tegelikult ja see on selline mõte, et mul on kogu maailma aeg. Ja see on miski, mis on minul aidanud väga palju aeglustuda ja aeglustada ja saada aru, et maailm ei lähe katki, kui ma natuke hilinen, maailm ei saa otsa, kui tundub tempokas, vahel on nagu kõige parem asi, mis sa saad teha enda jaoks, see, et sa lihtsalt tõmbad kõik maha selleks, et saaks hiljem kiiremini edasi minna, et mul on kogu maailma aeg. Mul on nii kahju, aga mul on need tsitaadid kõik inglise keeles, et nad inglise keeles lihtsalt kõlavad nagu paremini, aga ma võin nagu, ja nii ilus on see, et sina räägid ajast, aga minul viimase 2-3 aasta nagu need kandvad mõtted on kõik nagu vaikusega seotud. Sa ei pea muretsema, me teeme siin... Me harjutasime eelmises osas. The quieter you become, the more you can hear. Nagu see on ruumi üks, nagu ütleme, et mida... Mul on selle jaoks ka selline oma nagu tõlge peas, mida ma vahel kasutan ise, et vastused on vaikuses. Just. Ja noh, natuke selles mõttes, et life takes care of all your needs. Et kui sa õpid lihtsalt usaldama elu ja sa saadki, kui sa õpid usaldama elu, siis sa saad aru, et ja üks uks läheb kinni, teine lahti ja kuidagi, et see kannab sind edasi, et ma tõesti usun, et nagu see life takes care of all your needs, et see ongi nii. Ja mu elu on nagu tõestanud seda ja see kuidagi, ja mida rohkem sa usaldad seda elu, seda nagu mõnusam on sellega kaasa minna või niimoodi nagu see jõe motiiv, minu lemmikmotiiv on tegelikult jõgi. See on üks Cabrali nagu sellest prohveti raamatust ka, et nagu jõgi väriseb, et kui ta hakkab ookean minema, et issand kõudne, ta on nii suures hirmus nagu, et appi, et ma kaon ära, vaata, aga lõpuks, kui ta nagu siis saab üle oma hirmust ja läheb sinna ookeani, siis ta saab aru, et ta ongi ookean. Ta ei ole enam, ta on ookean. Et see jõe motiiv on hästi palju, mis mind kuidagi nagu kannab. Siit on väga raske. Sandra vaatab mind see ei ole võistlus. Ma tean, mis sul on. Just do it! Enam ei ole. Ma ei suutnud valida, ma pean ütlema 2 tükki. Ma ütlen hästi kiiresti, ma ei selgita. Esiteks, uni on tugevatele ja teiseks, it's not stupid if it works. Ja mina lähen lendan nendega. Ehk siis palun sünkroontõlget viimasele. See ei ole loll, kui see töötab. Nii, aga me nüüd läheme siis ärevuse teema juurde ja ma ei hakka kõiki neid küsimusi ette lugema, millele me tahame täna vastuseid leida. Aga ma loen ette ühe Rootsi teadlase Anders Hanseni mõtte. Mulle väga tema raamatud meeldivad, tal on ekraaniaju, depressiivne aju, juuniori aju, tema raamatud ja kes ka maadlevad ekraanisõltuvusega ja sellest tulevast ärevusega, siis väga soovitan neid lugeda. Ja tema on oma raamatus siis depressiivne aju ütelnud, et tänapäeva teadmistega ärevuse kohta on rohkem kooskõlas seisukoht, et ärevus on kaitsemehhanism, mis on meid ikka ohtudest hoidnud ja näitab sageli, et me funktsioneerime igati normaalselt. Eriti tugeva kaitsemehhanismiga inimesed tajuvad ärevust rohkem, mitte nii tugeva kaitsemehhanismiga inimesed tajuvad vähem ärevust, kuid kõigil on ärevust rohkem, kui peaks olema. Dagmar, sulle esimene küsimus. Kas ärevust on praegu tõesti rohkem, sest seda märgatakse ja diagnoositakse või on see seotud keskkonnamõjudega? Ma ütleks, et mõlemat. Et ühelt poolt me räägime sellest rohkem, selgelt ka meie teadus areneb, kui me mõtleme kas või Eesti kontekstis, siis me oleme ikkagi ka riigina nii beebid veel, et ka meie kogu see psühhiaatria ja vaimse tervise maastik on veel nii lapsekingades, et selgelt see on see üks põhjus, et miks tundub, et seda nüüd on nii palju ja ma ei tea, kas või muude häiretega siin aktiivsustähelepanu häirev, et see on niisugune moehaigus, et nüüd me kõik nagu umbes kõigil nüüd järsku seda diagnoositakse. Ega seda on kogu aeg olnud. Lihtsalt nüüd me tunneme seda ära, me julgeme sellest rääkida, inimesed julgevad ja oskavad minna abi küsima, kui midagi on valesti või raske. Et see on üks osa sellest, aga ikkagi numbrid näitavad, et on rohkem ka. Et neid teooriaid on erinevaid, kui sa mainisid seda autorit ja neid raamatuid, siis mulle endale ka üks teooria, mida tema seal välja toob, tundub võib-olla kõige loogilisem või usutavam. Just see, et me oleme
ehitatud liigina ikkagi nagu hästi sarnaselt nagu siis, kui me olime aastatuhandeid tagasi, kui homo sapiens välja arenes. Aga meie keskkond on väga kiiresti ja väga drastiliselt muutunud siin lähiajal ja me evolutsiooniliselt nii kiiresti ei tööta. Mis tähendab seda, et me liigina oleme tegelikult nagu kohastunud elama hoopis teistsugust elustiili kui see, mis me tänapäeva kultuur ja ühiskond meilt justkui nõuab. Ehk siis alustada sellest, et me magame liiga vähe, liigume liiga vähe, sööme mingit jama, sinna juurde ka järjest tuleb sellist individualismi ja kogu see hustle kultuur ja peaksid üksi hakkama saama ja me kolime järjest kiiremini kodudest välja ja nii edasi, et me oleme ka liiga üksi ja kõik, ma arvan, see kokku ja siis juba see meedia, sotsiaalmeedia, et kõik see kokku, ma arvan, põhjustab seda, et meil on ärevust rohkem. Aga siis sellel juhul on ka see seotud otse, et kellel on ärevus, kellel on mingid muud vaimse tervise teemad. Et kõik see, mis sa just kirjeldasid, mõjutab ka ju üleüldiselt mitte ainult meie ärevuse taset, aga ka vaimset tervist. Ja ärevushäired üldse, võib-olla kohe tasub ära mainida, et ärevushäire ei ole diagnoos, vaid ärevushäire on selline nagu katusmõiste teatud nagu psüühikahäirete grupile, mille all on siis erinevaid ärevushäireid, näiteks paanikahäire, ülistunud ärevushäire, erinevad foobiad, võib-olla nendest on inimesed ka kuulnud. Et jah, et lihtsalt need ärevushäired on üks levinumaid. Ärevushäirete kõrval võib-olla depressioon on ka mida on statistiliselt nagu rohkem ja mis võib-olla inimestele nagu tuttavam, mis jälle depressioon on lihtsalt üks meeleolu häirete nagu sellisest grupist. Ja meil on siin natukene statistikat ka ikkagi välja võetud, et Eestis 2020 ja 2022. aasta vahel läbi viidud riiklik uuring näitas, et 20% Eesti elanikkonnast on ärevushäirete riskis ja circa 10% Eesti inimestest on diagnoositud ärevushäire siis. Ja kui me vaatame globaalselt, siis umbes 30% inimestest on oma elus kannatanud mõne vaimse tervise häire all, kus juures seal ärevushäired ongi kõige levinumad ja Maailma Terviseorganisatsiooni WHO andmetel siis umbes 4% inimestest maadleb maailmas ärevusega ja 2019 aastal oli see umbes 301 miljonit ja siis tuli ju COVID ja see tõstis seda 25%. Siit minu küsimus, mis on need suurimad ärevuse tekitajad? No jälle üliraske küsimus selles mõttes, et võib-olla ma olen natuke selles mõttes jään hätta ka, et kohe tuleb see minu nagu kliinilise psühholoogi mõistus sinna vahele, et oleneb jälle sellest, mis tüüpi ärevusest me nii-öelda räägime. Et näiteks kui inimene on hädas paanikahoogudega, siis üldiselt see keskne mure, mida ta väljendab, on see, et ta kardab seda suurt terviseriket, ta kardab seda uut hoogu näiteks ja see on see. Kui me võtame näiteks üldistunud ärevushäire, mis on ilmselt üks levinumaid, siis seal on just selline üldine muretsemine erinevate teemade ümber, sealhulgas näiteks tervis. Et ka tervisärevus on hästi suur teema ja tegelikult jälle sellist diagnoosi nagu tervisärevus pole olemas, aga miks ta on nagu täitsa asi, on see, et ta on tegelikult üks nagu, ta on sisuliselt sama asi, mis ülistunud ärevushäire, aga nüüd me lihtsalt see teema, mille ümber me hästi palju muretseme meie tervis. Mina ka isiklikult olen keskmiselt ärevam ja ei saa öelda, et on diagnoositud ärevushäire, sest seda ei ole, aga tõesti olen sellega tegelenud, maadelnud, eriti oli see välja 30-ndates ja mul ei ole ka, ma ei ole ärev tervise suhtes, aga ma olen üleüldiselt ärevam mingitest asjadest, ma muretsen mingite asjade pärast rohkem või mõtlen üle ja see on osaliselt ka keskkonnast, aga ma näen, et kui ma hoian kõiki oma häid harjumusi, siis ikkagi on minul seda veel keskmisest rohkem. Aga üks küsimus nüüd, mille peale sa kirjutasid meie faili, et oi, see on põnev teema, ehk siis ma tean, kuhu see läheb vist, ma arvan küll. Ehk siis, kuidas teha vahet halval ja heal ärevusel? Ja see trigerdab mind täiega see küsimus. Pane. Sellepärast, et ma saan aru, mida selle küsimusega võib-olla mõeldakse, aga ma tahaks öelda, et sellist asja nagu halb ärevus ei ole olemas.
ma tean, et paljud tahaks minuga võib-olla vaielda, et noh, mis mõttes nagu, et kui see ärevus on nii hea asi, siis umbes, et üleüldse see on väga nagu kahepalgeline jutt, sest ise sa mingi iga päev võtad raha selle asja ravimise eest, et mis mõttes nagu halba ärevust ei ole olemas, on ju. Et ma saan sellest, ärevus häirib meid üldiselt sellepärast, et on jube vastik tunne. Ärevus aktiveerib meie keha, pulss tõuseb, me hakkame higistama, iiveldustunne, pearinglus, õhupuudustunne, värinad, surinad, kogu see jama. Ja ta on hästi vastik tunne füüsiliselt. Ja nii mõnigi kord on ta ka väga ehmatav, et kui me räägime näiteks, miks paanikahood tekivad, siis ongi sisuliselt see, et nüüd meie keha aktiveerub ja see paneb meid omakorda muretsema, et issand, mis jama see on, tekib see kontrollikadu ja noh, sealt see asi areneb. Et aga tegelikult ärevus kui selline on väga normaalne meie keha reaktsioon. Ärevus minu jaoks ta on sama asi, mis hirm. Siin ma olen inimestega nagu arutlenud, võib-olla jälle keegi, võib-olla ka teist tahaks mulle vastu vaielda, võime selle ümber arutleda, aga lihtsalt mulle kuidagi tundub, et siiamaani vähemalt need vestlused ikkagi taanduvad sinna, et nii ärevuse kui hirmu puhul füsioloogiliselt meie keha teeb samu asju. See asi vallandub väga sarnaste stiimulite peale, ehk siis mina paneks ärevuse ja hirmu samasse patta. Ja kui me mõtleme hirmu peale, siis see on üks meie baasemotsioonidest, mida meil on ellujäämiseks väga-väga vaja. Ehk siis tegelikult ka üks selline nagu mõtteviisi muutus võib olla, mida ka ärevusega tegeledes, kuhu me üritame jõuda, on see, et ärevus on sõber, mitte vaenlane. Aga ärevus ja elevus? Täpselt mõtteviisi muutmine ja miks mitte, mulle tundub, et nende kahe vahel sisuliselt meie keha teeb samu asju. Vahel ma isegi naeran, et nüüd tore on vaadata, kuidas kliendid näiteks, et ühel päeval tulevad minu kabinetti ja ütlevad, et mul on see vastik ärevus, Dagmar, tee midagi, võta ära. Ja siis 2 päeva hiljem lähevad, maksavad peale, et täpselt seda sama tunnet saada. Lähevad, teevad langevarjuhüppeid, tegelevad mingi igasugu ekstreemspordiga, on ju, et keha jaoks juhtub täpselt sama asi. Kui ma olen seal üleval lennukis, täpselt samamoodi süda peksab, higistame, käed, jalad värisevad, kõhus on siuke imelik tunne, on ju. Aga ainus vahe on selles, et seal lennukis mu pea ütleb, et ma ei tea, mis nüüd saama hakkab, aga ma arvan, et midagi toredat. Ja kui ma olen siis seal, ma ei tea, enne mingisugust lavale minekut, samamoodi on kehas täpselt samasugused asjad juhtuvad, aga siis mu peas on see, et ma ei tea, mis nüüd saama hakkab, aga ma kardan, et midagi väga halba. Ja siis me ütleme selle kohta ärevus. Kas armumisega on sama emotsioon või? Kas see tunne on sama või? Sest ma mõtlen, et kui sa kirjeldad seda, siis need... Sa kohe armusid. Ta koris see niimoodi. Kas oli esimesest silmapilgust? See oli juba tookord saunast. Võtme tuba. Sest need tunded on veidike sarnased, mida sa kirjeldasid. On ju. Ja no vaata, et mina ütleks, et tõesti, et see armumise tunne, äkki on ka selline nagu elevus ja natuke mingit sellist segu sinna. Ja kes läheb juba otsaga mingi suhete teemadesse, kuhu ma ei taha liiga pikalt minna, aga jälle, kui me mõtleme, et kas või suhetes on, et alguses on seda sellist tunnet või seda armumise tunnet hästi palju. Jälle tunne tuleb sellest, et meil peast käivad läbi mingisugused mõtted. Ja miks see nii on, suhete alguses on ju see, et kogu aeg on sellist, et ma ei tea, mis nüüd saab. Äkki juhtub midagi toredat. Ma ei tea, mis saab, aga ma ennustan, et juhtub midagi toredat. Mis tekitab või vastupidi, äkki ta helistab mulle. Et see on ka, see tekitab ka ju. Siis tuleb juba ärevusmängu, jah? Ma ütleks, et juba tuleb. Kuidas... Ja kui sa mõtled, et äkki ta helistab mulle, siis on elevus, aga kui mõtled, et äkki ta ei helista, siis tekitad ärevust. Mulle väga meeldis see sinu mõte, et sa maksad peale, et mulle kohe tekkis natuke niimoodi vajusin diivani sisse, et kui ma muidu olen keskmiselt ärev ja hästi hoian oma harjumusi, et seda maha saada ja olen ka ravimeid võtnud, aga siis lähen ise sõidan mootorrattaga metsas ja ostan hästi kalli mootorratta. Nii mõnus adrekas tuleb. Ole kodus ja naudi tasuta ärevust, ära söö neid tablette. Nii, aga me vaatasime ka järgi, mis on top 5 asja, mis tekitavad inimestest ärevust ja need on pärilikud tegurid, mis tulevad kaasa, siis minevik või mingid lapsepõlvekogemused, loomulikult stressirohked elu üleminekud ehk siis muutused jällegi, millest me eelmises osas rääkisime ja nagu sa juba mainisid, tervisemurede olemasolu ja ka substantside kasutamine. Ja küsimus, mis ma tahtsin sult küsida, et kuidas ma nüüd tean, et mul on liiga palju ärevust ja ma vajaks abi.
et näiteks see 5 minutit meditatsiooni enam ei aita? Võib-olla mingid sellised head filtrid või küsimused, mida endast läbi lasta, on see, et normaalne ärevus üldiselt on seostatav mingi sellise nagu loogilise vallandajaga. No vot see, et mul tuleb see enne mingit koosolekut või enne saate salvestamist või midagi sellist. Ja kui see asi saab läbi, siis ta üldiselt ikkagi läheb üle. Kui seda ärevust nüüd on, näiteks ta tuleb suvalistel hetkedel, rahuolekus, olen seal pühapäeva õhtul vaatan filmi, kõik on nagu justkui hästi, aga siis ikka kogu aeg niimoodi suvalistel hetkedel kerib üles, võib-olla siis võiks hakata mõtlema, kui seda ärevust on ka nagu kvantitatiivselt hästi palju, et ta ei lähe üldse üle, ta kogu aeg nagu kerib mul. Ja teistpidi, kui ta läheb ka väga-väga intensiivseks, et selline normaalne ärevus, et jah, ta on ebamugav, aga üldiselt ta ikkagi nagu on selline nagu talutav. Aga kui paanikahoogusid võib ka aeg-ajalt ka meil kõigil tulla mingite tegurite kokkulangevusel, aga näiteks kui need hakkavad juba korduma, ka näiteks siis võiks pöörduda. Ja võib-olla selline laiem filter on see, et häire on see, mis häirib. Ehk siis, kui see ikkagi segab sinu elu, kui see takistab sul mingit väljakutseid vastu võtmast, mingit käimist, toimetamist, siis võib-olla tasub tegeleda. Aga samas sa ei pruugi neid, mul on isiklikust kogemusest praegu nagu üks väga hea case siia saatesse tegelikult. Ja, palun. Et mu esimene laps sündis, kui ma olin 24 ja ma olin 25. Vaata, ma lihtsalt mõtlen seda, et mõnikord see võib vist nii prevaleeriv olla, et sa ei saagi aru, et see on nagu sinust, sest ma olin lapsega kodus üksi, eks ole, mul oli see oli väga raske, kõik see oli väga raske, mis nagu minu elus toimus ja siis ma lihtsalt nagu see algas, ma sõin ainult küpsiseid, ma suutsin süüa ainult, ütleme, nagu küpsiseid, ma sain aru, et ma pean sööma midagi ja siis ma hakkasin lihtsalt oksendasin. Nagu lõpuks oli nii, ma nagu keset ööd helistasin tegelikult kuskile abiliinile, eks ole, et juba nagu verd hakkasin, lihtsalt oksendasin, aga ma ei saanud aru, et see on mingi ärevus, aga lihtsalt arst kirjutas mulle, et need siis ärevuse vastu, mingid, ja ma võtsin neid 3 kuud ja ma ikka ei tunnistanud endale, et see on mingi ärevus. Ma mõtlesin, ei, ma pean ise hakkama saama, see on mingi täiesti nagu, mul ei ole mingit ärevust, et see on mingi ei, need tabletid on nii saatanast, on ju, et neid ma üle, õnneks nüüd on kõik muutunud. Hiljem, ütleme 10 aastat hiljem, ma hakkasin võtma, siis ma sain ise aru sellest, et mul on see ka mõte. 10 aastat läks mööda, kui ma sain ja nagu teadlikult siis nagu et ma pean sellega nagu tööd tegema, muidu ma kogu aeg pingutasin ninaverist ise. Eks ole, kui mul tekkis nagu see foon, siis ma võtsin töölt vabaks, ma käisin, eks ole, kloostris, ma käisin nagu massaažis, kõik mediteerisin, aga sa ei saa, kui sul on see nii pikka aega olnud, sa ei saa enam lihtsalt nagu ilma ravimiteta nagu seda kontrolli alla. Aga jah, aga ma ei saanud aru, et mul on midagi viga näiteks. Siis, et kas see tuleb sellest, et see oli lihtsalt nagu mu elu oligi nagu nii õudne, et ma ei teinud isegi vahet enam, et kas on ärevus, on normaalne elu nagu. Kuidas, mis siia vahele lihtsalt meil mõtlema, et nüüd on meil 5 naist saates, et ma loodan, et meie hääletämbrid nagu liiga sarnased ei ole, et peab hakkama, vaata nagu nende mis on walkie-talkid, mul on vaja jälle synkroontõlget, et on see alfa 1 beta 2-le. Okay. Aga nüüd ma tahtsin küsida, et kuidas sa aru said, et okei, et see on ikkagi psühholoogiline asi, et see on ärevus? Nagu lõpuks siis, jah, hiljem, aastaid hiljem. Et kui sa olid alguses, et mis mõttes mul ei ole midagi, on ju, et söön oma küpsiseid, oksenda küll, mis siis ikka. No see hakkaski töö juures tegelikult häirima, töö juures, sest siis ma olin lapsega kodus. Ma ei pidanud kuskil esinema, ma ei pidanud mingid koosolekuid pidama, et see hakkas tööd häirima, Tegelikult see lõppes päris nagu ütleme, see on üks õudsamaid elamusi mu elus, aga ma ei suutnud rääkida veel koosolekul. Ma ei suutnud ühtegi sõna öelda. Ja see oli üks väga tähtis koosolek. Me tegime nagu suuri, sellist transformatsiooni ühes suures ettevõttes, nagu väga edukas ettevõttes, oli väga tähtis koosolek. Ma olin see, kes tegelikult viis läbi neid muutusi. Pidin selgitama, nagu müüma seda muutust. Ja ma istusin koosoleku laua ääres
ja ma ei suutnud öelda ühtegi sõna. Isegi seda, et ma ei saa rääkida. Ja õnneks oli üks ülitore nagu kolleeg, meesterahvas, kes lihtsalt minu eest midagi ütles. Ja ma jooksin pärast seda koosolekut arsti juurde. Ja ma sain aru, et nüüd on ikka midagi on ikka väga-väga halvasti. Miks ma küsisin, oli see, et lihtsalt vahel on näha ka seda, et tunded on hästi füüsilised asjad. Sisuliselt meie psüühika nii töötabki, et meie pea tõlgendab mingid olukordi meie ümber ja nüüd meie keha reageerib vastavalt sellele infole, mis meie pea siis ütleb ja et keha aktiveerub ja need ongi tunded. Kui me mõtleme mis iganes tunnete peale, ma ei tea, kurbuse peale, tulevad selline klombitunne on kurgus ja pisarad tulevad ja need ei allu meie kontrollile, meie keha lihtsalt teeb mingit asju, tahame me neid pisaraid või ei taha, on ju. Ja näiteks selle ärevuse puhul on sama asi, et meie keha aktiveerub ja hakkab mingeid asju tegema. Ja nii mõnigi kord ongi inimestel hästi raske aru saada, et jälle ega meil koolis väga ei õpetata, et see on ärevus ja niimoodi tunned ära ja kuidas see kogu see mehhanism töötab, on ju. Ja kuna keha ju teeb asju, ma ju tunnen, ma ju oksendan või ma ei tea, mul on see iivelduse tunne, siis loogiline on, et mul on mingisugune nagu füüsilise tervise jama. Ja päris sageli tegelikult inimesed peavadki käima kogu selle pika tee läbi, et erinevad uuringud ja arstid ja kõik asjad ja mingi 10 arsti kinnitab, et ei, uuringud on korras, füsioloogiliselt on okei, kuni need siis saavad aru, et äkki peaks tegelema vaimse tervisega, sest meie organism on ju terviklik, ikkagi meie pea ja keha ei ole 2 eraldi käivat asja, nad ikka käivad ju koos. Aga lihtsalt võib-olla kui kiirelt siia veel juurde mõelda, et vahel ma näen ka seda, et eriti selliste inimeste puhul, kellel on sellised üsna nagu kõrged ootused, võib-olla kõrged standardid ka enda suhtes ja kes kipuvad selle stiilis mõtlema, et pean ise hakkama saama ja olengi hästi iseseisev ja küll ma saan ja ikkagi minu õlul on kogu maailm ja neil on ka väga, väga raske, eriti kui on selline eluperiood ka, mis ongi hästi nõudlik, et mul on see väike laps ja hästi toimekas pean olema ja variant ei ole, peangi olema hästi tubli. Siis neil seda tüüpi inimestel väga sageli ei ole seda võib-olla harjumust või oskust niimoodi tunnetada enda kehas, et okei, kuidas mul on või natuke seda kätt pulsil hoida, et mis vahel mul on endale ma ise selline mõeldud nagu väljend neil nagu missioonisõdurid. Et ma lähen missile, ma lähen oma asja tegema. Keda huvitab, kuidas mul on? Keda huvitab, mida ma siin tunnen? Ära on vaja teha. Ja ma lihtsalt lähen ja nagu rammin. Ja võt siis ongi, vahel rammivad nii kaugele, kuni lihtsalt keha ütleb nagu täiesti üles. Just. No nüüd ma oskan seda täiesti. Mul oli tegelikult see sügis oli, ma tegin mingi 4 erinevat projekti ja ma jäin väga haigeks. Ja siis ma lõpetasin kõik. Mul ei ole enam probleemi nagu lõpetada. Aga minul on, Piret, sarnane kogemus iseendaga, et ma olen ka aastaid arvanud seda, et ise peab ikkagi hakkama saama ja mina saan ise hakkama. Ma saan aru, et tabletid on okei, tee võtke, et taga oli kuskil mõte, et tegelikult nad ei hoia oma harjumusi ja et nad ei saa tegelikult. Aga ise ka, et kui ma kõik elasin niimoodi öelda piltlikult ideaalselt, tegelesin oma probleemidega, ei joonud alkoholi, ei tuimestanud, magasin, tegin trenni, sõin korralikult, kõik asjad ja ikka sa ärkad ülesse ja sul on ärevus laes ja su pea kerib ja saad aru, et ma sain aru, et ma ei jaksa enam, ja siis mõtlesin, okei, et ma annan võimaluse ja mu maailm muutus sellest, et see ei tähenda, et ma nüüd eluaeg jään tabletti sööma, aga ma sain selle tunde, et osad elavad niimoodi või? Täpselt, mul on väga sarnane, mu elukvaliteet, sellepärast ma ütlen kõigile, palun, ärge kartke, see mu elukvaliteet tõusis drastiliselt. Mu elu muutus täielikult. Kõik need asjad, need ravimid ja psühholoogid, see on ikkagi abivahendid. Just, ja see ei tähenda seda, et sa võtad tableti, midagi ei pea tegema ja siis paned edasi sama elustiili ja sama tempoga. Ei, see annab sulle jällegi, kas ma juba ütlesin eelmises osas seda vist, et üks tuttav ütles just, et vahepeal sa pead lihtsalt selle veritseva haava korraks kinni siduma, et sa saaksid tegeleda mingite asjadega. Ja nii ongi, ja siis sa saad vaikselt rahulikult hakata tegelema, võib-olla sa saad üldse voodist välja, võib-olla su ärevustase on selline, et sa ei suudagi tõusta üles, et kõik teeb ärevaks.
nii, kohe hakkame teilt küsima küsimusi, aga veel lõpetuseks siia selle ärevuse teema juurde, et kuidas vabaneda, et kui ma nüüd tean, eks ju, et mul on see ärevus või et ma olen keskmisest ärevam või et juba see segab elu, et kust ma alustan, millega ma alustan, kuidas ennast kas siis maha rahustada, maandada või kust hakata otsima seda abi jälle? Nii palju mul on aega, ma võiksin sellest rääkida enam-vähem järgmised kõik meie osad tõenäoliselt. Et jälle, et vaat see üks asi, mida tee, kui on ärevus. Ja midagi teha ei ole, ma tean jälle, see soovitus ei meeldi, sest see on nii ebaseksikas, aga kui ma okei, tead mis, tõmban hästi kokku. Pane seksikas soovitus. Kui ma peaks välja kirjutama ühe ravimi kõigile maailma inimestele, siis ma ütleks, et mine liikuma. Ja ma teadsin, et Sandra ootab seda. Sellega me eelmise osaga lõpetasime, et mullitage oma aju, mullivannitage oma aju. Ja, aga tegelikult see ebaseksikas soovitus oli see baasvajaduste värk. Uni, toitumine, liikumine, sotsiaalsed suhted. Et hoia oma baas, alustame sellest. Ja jälle ma tean, et sellest räägitakse nii palju ja see on ju raske ja kõik. Ja hakkame siis sellega tööle, miks see nii raske on, ju. Et kui seda üldse seda muutust teha ei suuda, aga tõesti, kas või minu töös on ju, et me võime seal kabinetis olla ja ma võin teha mingid, ma ei tea, mis maailma kõige imelisemaid kognitiivseid tehnikaid sinuga ja mida iganes. Aga kui sa ei maga, kui sa ei söö, kui sa istud üksi oma pimedas toas teki all, siis midagi teha ei ole. See organism tunneb ennast nii halvasti. Ma leidsin meile järgmise missiooni, Dagmar, et kuidas muuta baasvajadused seksikaks. Ja kuidas muuta need ahvatlevaks, et need on nagu äge, et inimesed tunneks uhkust mitte selle üle, et ma teen kogu aeg 12 tundi tööd, vaid magasin 8 tundi terve nädal aega. Et tead, ma olen täna juba ära liikunud 15 minutit. Ja tead, mis hästi kiirelt lihtsalt siia vahele. Näiteks ma omajagu töötan läbipõlemisega ja nii mõnigi kord jõuavad minu juurde mingid juhtivatel kohtadel inimesed, kes on kuidagi hädas oma asjadega ja seal näiteks on hästi sageli see, et mis mõttes, et mul on nii palju tööd, et ma ei jõua magada ja mul on need asjad vaja ära teha ja kust ma võtan selle trenni aja ja ma ei jõua lõunale, sest mul on siin ju koosolek sõidab sisse ja kõik see. Ja minu meelest vahel, ja jälle seal taustal on ju väga kõrged standardid ja teiste ootused ja kõik see. Ja minu meelest vahel aitab jälle see nagu muutus enda peas, et kui vahel kõik see uni ja liikumine ja toitumine, see tundub siuke roosa mannane, siuke nunnu, et need kuskil need lumehelbekesed võivad seal magada, aga meie teeme siin ikka äri nagu, et mis asja, et magagu mingi, mis oli need head soovitused, et sleep faster ja nagu mingi, me ikka hustlime, on ju. Et ma ütleks, et vastupidi, et kui sa oled näiteks sellisel ametil, mingil juhtival kohal, siis sul ei ole seda vabadust mitte hoolitseda enda baasvajaduste eest. Et kui sa oled otsustanud teha sellist tööd, mis nõuab nii suurt vastutust ja nõuab nii suurt ka nagu kognitiivset nagu peapingutust, siis sul ei ole varianti. Selle jaoks, et tagada oma töö kvaliteet, sa pead liikuma, sa pead magama, sa pead tegema normaalselt asju sööma, sellepärast, et sa lihtsalt ei saa lubada endale muud. Ma tean, kellele selle osa peab saatma. Nii, aga lähme teie juurde, sest tegelikult väga teadlikult olen teid siia kutsunud, võib-olla kes vaatab, kes kuulab, on juba saanud aru, ma ei tea, kuidas läbi kuulmist saab aru sellest, aga et te olete kõik eri vanuses siin. Ja miks? Sellepärast, et tegelikult, et üks asi on selline üldine ärevus, mis meid tekitab ka praegu näiteks majanduslik olukord, keda teeb ärevamaks sõda ja nii edasi, on ju. Et siis tegelikult on ka vanusest tingitud siis ärevamad hetked meie elus. Ja teid olengi kutsunud kui ekspertidena siia. Nii, ma võtan kohe parema asendi sisse, et uurida siis, et mis on need asjad võib-olla, millega teie maadete ja mis toovad just praeguses teie eluetapis rohkem ärevust teie ellu, on ju. Ja see jällegi
ma ei mõtle siin, et 3 inimest on kuskil tohutus augus ja kogu aeg maadlevad oma ärevusega, vaid nagu ma alguses ütlesin, et meil kõigil on keskmisest rohkem ärevust, on ju, ja täpselt nagu Dagmar selgitas, et meie aju lihtsalt ei saa hakkama kõige sellega, on ju. Niisiis, me läheme Killu juurde, kes esindab vanust 20 kuni 30, ütleme või? Ütleme sinna, 20-ndad, kellel ei ole veel pere loodud ise, mõtleb, võib-olla tahaks, võib-olla ei taha, ei tea, kas tahaks üldse kellega koos olla, kas olla, mis see populaarne on, situationship. Oota, mis sa ära räägi minu eest? Mõtleb igasuguseid, ütleme, ma räägin üldiselt, mitte sina, vaid üldiselt see vanus, mida ta võib mõelda, on ju. Okay. Dagmar võib öelda, mida nad mõtlevad. Et esiteks, enne kui me läheme selle vanuse juurde, siis kas sinul on ka mingeid asju, mis teeb sind üldiselt ärevaks? Kindlasti. Ma issand teid kuulates, mul käisid nii palju mõtteid peast läbi, et alguseks ma tahan kohe klausli panna siia, et minul ei ole kunagi ärevushäiretega probleeme olnud, mina pole kunagi tablette söönud, pole neid kirjutatud, ei ole tundnud, et mul oleks tarvis. Et kui võib-olla siit praegu seni kuulates on kogu aeg tundnud, et ärevus on miski hästi traagiline ja meil kõigil on seda hästi-hästi palju, et siis ma tahan lihtsalt korraks teha see, et tegelikult siin laua taga istub ei ole traagiline. Või no jah, selles mõttes, et me lihtsalt alustasime väga sellest, et mida teha päriselt, kui ma tunnen, et mul on häire ja me rääkisime tablettidest, on ju, aga et lihtsalt võib-olla korraks enda poolt ütlen siis selle, et hingame korra, et tegelikult minul isiklikult sellist nagu kogemust ei ole. Ja ma tean, et kohutavalt keeruline on siin niimoodi üldistada vanuselt tulenevalt, et meil kõigil on nii erinev elukaar ja see on võib-olla üks asi, mis tegelikult mind tegelikult ka teeb ärevaks, ongi just see, et kas ma teen hetkel õiget asja. Et see on miski, mida ma olen ma olen 26 hetkel ja see on miski, mida mina olen, ma arvan, oma 20-ndates ja tegelikult juba ka seal 18-19 nagu hästi palju keerutanud väga erinevates kontekstides, on just see, et kas ma peaks minema õppima, kas ma peaks minema tööle, kas ma peaks minema 8 aastaks spaalile, kas ma peaks praegu pühendama aega sellele, et ma ehitan enda karjääri, ongi see nii-öelda hustle, ehita, sest minu eeskujud on väga suuresti olnud need, kes räägivad, kes on, ütleme, 10-20 aastat vanemad ja kes räägivad sellest, kuidas oma 20-ndates nad panid tohutult töötunde sisse, nad pingutasid, nad võib-olla eraeluliselt tõmbasidki tagasi, sotsiaalselt nii väga ei olnud, raha hoidsid hästi palju kokku, magasid mingi sõbra diivani peal võib-olla, on ju, lihtsalt selleks, et siis kunagi elada seda head elu ja et siis nüüd 30-ndates, 40-ndates, 50-ndates neil on nii palju rahu ja nad saavadki reisida ja elada ja neil on nagu see võimalus ja finantsturvatunne ja nii edasi. Aga siis ka seal kõrval käivad ka need lood, et tegelikult ma põlesin läbi mingi 5 korda selle 20-ndate jooksul, et tegelikult nagu oli mega raske ja kui ma saaks uuesti teha, ma ei teeks samamoodi. Et minu nii-öelda võib-olla eeskujud või inimesed, kellele ma olen saanud vaadata alt üles, on väga palju seda lugu rääkinud. Ja mul tekkis ühel hetkel nii suur nagu sisemine dilemma, et jah, ma tahan ka elada mugavat elu, jah, ma tahan ka olla tunnustatud ja esmaklassiline oma erialas ja ma tahan, et mind austatakse, aga seejuures, mis on see, mida mina olen valmis ohverdama selle nimel, millest mina olen valmis loobuma ja ma sain aru, et minu tervis, just nagu sa rääkisid ka, Dagmar, mina ei ole valmis oma tervisest loobuma. Aga siis teisalt tekib see tunne, et aga kas see tähendab, et mina ei saagi saavutada edu, mis iganes see edu siis on ja sellest nagu traditsioonilises tähenduses, et kas see tähendab, et ma olen kuidagi kehvem, kas see, et ma ei lähe seda mudelit mööda tähendab, et ma ei ole piisavalt hea. Et see on selline mõte, mis mu sees on hästi palju käinud, et kas ma nüüd peaks minema selle hustle'imise kultuuri ja nagu ehitamisega kaasa või tegelikult on okei, kui ma praegu nagu elan elu ja naudin sotsiaalsust ja ma küll panen nii-öelda raha kõrvale ja investeerin, aga samal ajal reisin praegu ka. Et see on teistmoodi nagu suhestumine või suhtumine, et sa oled noor, sa peadki kogema, sa peadki elama, praegu on see aeg, kus sa ei vastuta kellegi eest, on ju, et seal tekivad nii suured käärid ja praegu nagu neid sõnumeid tuleb igalt poolt nii palju, eriti kui me räägime ka sotsiaalmeediast, et sul on mingi 16-aastane TikToki staar, kes on miljonär ja näitab sulle oma mingi, ma ostsin endale uue maja ja sa ise oled 26, oled mingi, ma ei saaks isegi pangast laenu, sest mul ei ole selliseid tingimusi, et ma tunnen, et 20-ndad on nii erinevad kõigi jaoks, et sa võib-olla, ütleme, üldistame jälle, lõpetad gümnaasiumi, enam oled samas kohas, on ju, ja sealt igaüks valib tee, kes on 24-aastaselt, said oma esimese lapse siin kõrval.
mina, kui ma olin 17, olin täiesti kindla, et 27-selt hiljemalt ma saan oma esimese lapse, sest peale seda oled ühiskondlikult kahjulik element ja mis kõik edasi on ja et 27 nagu kindlalt enne seda ma olen abielus ja ma olen tööd teinud ja ma olen magistrikraadiga kõik asjad. Ja siis nüüd ma olen mingi, et okei, ma näen, et nagu väga mitu aastat läheb veel enne, kui ma üldse tahan mõeldagi selle peale, et ma hakkan lapsi saama. Et see on nii nagu muutunud ja samal ajal ma vaatan enda ümber mingi sõbrannad kihluvad, sõbrad saavad lapsi, mõni elabki kuskil baalil, teeb mingit oma hipi elustiili, otsib ise ennast, kuidas keegi seda nimetab, on ju. Mõni töötab Austraalias kuskil farmis korralikult nagu teenib mingit raha, mõni ehitab oma startupi, kaasab mingeid miljoneid mingisuguses Series A ringis, et kõik on nii erinevas kohas ja täiesti tekib vahel see tunne, et aga ma upun selle sisse ära, et kuidas ma leian selle selguse, et mis on see, mida mina tahan, mis ei oleks nagu kõigest sellest ümbritsevast mõjutatud, et kuidas ma saaks korraks tekitada selle vaikuse momendi just see, et kus vaikuses on vastused, et ma päriselt nagu kuuleks iseennast, ma kuuleks seda, mida mu keha tahab, mida mu vaim tahab, mida mu hing tahab, et see moment jälle on ja. Et see on võib-olla miski, mis minu sees on hästi nagu teinud siukseid rattaid. See tundub tõesti, ma praegu kuulasin kõik, issand, et ongi, et neid, kes ma selles vanuses tuttavad sõbrad on, et endal tundus nii lihtne, et sa läksidki ülikooli, ei olnud küsimust, no läksid ülikooli, okei, mõni võttis vaheaasta, on ju, ja sa läksid järgmise ja siis tööle ja see oligi nagu lihtne, on ju. Et mõnes, et ühest küljest ma kadestan neid noori, või kas kadestan, aga vaatan, et teil on nii palju võimalusi teha, aga teisest küljest ma mõtlen, et issand, kui palju lihtsam oli, on ju, jälle see valikute küsimus. Jaa, täpselt, et see nii-öelda kapitalistlik maailm, kus me elame ja see, et meil on piirid kõik vabad, see pakub meile nii tohutult palju võimalusi ja valikuid ja et sa saadki kõike teha ja see tekitab sellist nagu tardumismomenti, et aga ma saangi kõike teha. Kuidas ma tean, et ma langetan praegu õige valiku? Äkki ma valin valesti ja see on nii, ma näen seda enda nagu ümbritsevas ringkonnas, tutvusringkonnas ja noortega, kellega ma käin koolides rääkimas, et see hirm selle ees, et ma valin valesti ja siis kogu mu elu läheb nii-öelda torust alla, see on nii suur, et täiega on vaja seda nagu kuidagi seda nagu nõusoleku lehte, et see on okei, et sa lähed ühtemoodi, see on okei, et sa praegu teed nii, sa saad alati ringi valida ja kui me räägime ka sellest, et eluiga järjest pikeneb, et siis me ei olegi enam selles 3-etapilises elus, kus sul on õpingud, sul on töö ja sul on pension, et me ei ole ammu enam seal, nüüd me oleme selles multietapilises või mitmeetapilises, kus me saame mängida nagu legodega, et sa validki, et nüüd ma õpin, siis ma teen pausi, siis ma lähen 8 aastaks välismaale elama, siis ma tulen tagasi, õpin täiesti uut eriala, siis ma olen hoopis mitteformaalses õppes, ma isegi ei lähe ülikooli, siis ma ei tea, teen mingite YouTube'i kontot endale, on ju, siis ma hakkan pere looma, siis ma lähen jälle elan välismaal, teen nii-öelda mini-retirement, kuidas selle kohta öeldakse, on ju. Mini-puhkus. Mini-pension. Ühesõnaga, et sa saadki kõike teha, aga see on täiesti selline, nagu seal tekib täiesti mingi tardumismoment. Ma siinkohal raamatusoovitus 100-aastane elu, mida me mõlemad Killuga oleme lugenud ja seal on see multietapiline elu, mis on tõesti väga põnev kõikidele soovitame ja siis kui kirjutasite, et mis vastus või mida teha, et kas on vale või õige valik, et siis just ka eelmises osas me rääkisime sellest, et ei ole valet või õiget valikut, on ju. Ja Killu, kuidas sina, võt see ongi see ärevus, millest ma räägin, et see, mis on meil igas, sa oled ideaalne näide selleks, et mis on igas nagu tegelikult nagu etapis, et mingid asjad tekitavad sus rohkem ärevust, on ju. Et võib-olla mõni sinu vanu ütleb, said sa suva, millega ma tegelen, on ju. Noh, on ka neid, et see on tõesti üldistamine. Aga kuidas sina selle ärevusega hakkama saad? Kuidas sa nende mõtetega hakkama saad? Mis sa teed? No, mul on tunne, et väga paljud asjad siin laual on juba tegelikult läbi käinud. Mina olen väga selline selles mõttes eneseteadlik indiviid, et minu jaoks just selline enesehoid on väga tugev minu elustiili osa ja ma arvan, et see jõudis minuni tegelikult nagu tugevamalt siis, kui ma läksin ülikooli, kui ma kolisin Viljandisse üksinda elama, mul esimest korda oli täiesti oma tuba, oma luba, ise vaatad, ise teed ja siis ma kuidagi ühest küljest oli see, et kõik mingi tahtsid pidu panna, aga ma ei tea, ma nagu kuidagi ei kutsu või nagu ei taha ja siis ma avastasin hoopis teistmoodi seda, et oot, aga
aga ma saangi varem magama minna, siis ma saan nagu joogat teha hommikul, kui ma tahan ja siis ma võin tegelikult kuulata seda muusikat, mis mulle meeldib ja ma tegelikult võin harida ennast ja ma olen ju tulnud seda õppima, mida mina tahan, et minul õnneks ei olnud seda tugevat välist survet, et mul oleks öeldud, kuhu ma edasi pean minema, mida ma tegema, et mul on väga suur privileeg selles osas ka nagu öelda, et mul on olnud see vabadus valida päriselt, et ikkagi see nagu uni ja liikumine ja see endaga aus olemine või endalt küsimine, et mis ma siis päriselt tahan, et nagu ma ütlesin, see vaikuse momentide võtmine, et ma päriselt nagu kuulan ennast, et meie keha kogu aeg ütleb, aga ta nagu sosistab natuke niimoodi tasakesi ja väljaspool kõik karjuvad ja siis sa pead väga teadlikult võtma selle kuidagi momendi ja ma arvan, et üks mõtteviis või siuke uskumus, mis mind on ka väga palju aidanud, on see, et tegelikult sa tegid juba hea sissejuhatused, et ei ole olemas valesid valikuid, et kui meilt ükskord kursusel ka küsite, et mis on teie suurim läbikukkumine olnud, siis mul tõmbas kohe lukku, aga ma ei ole läbi kukkunud, ma ei taha öelda, et ma olen läbi kukkunud, et jaa, mul on olnud eksimusi, jah, mul on olnud ebaõnnestumisi, aga ühtegi nendest ma ei defineeriks kui läbikukkumist, sest nagu, ja see töötab tegelikult kõikide otsustega, et variant on see, et ma tegin nii, et ma tundsin ennast kohe hästi ja kohe läkski, ma tundsin, et see on õige valik, ma tundsin, et ma nagu otsustasin õigesti ja teine variant on see, et ma õppisin sellest midagi. Et mis on see, mis ma võtan sellest kaasa, mis on see, et ma õpin sellest, mis kogemuse võrra ma olen rikkam, mille osas ma olen targem, et see on selline nagu asi, mille ma enda peas olen hästi teistpidi keeranud, et ma ei saa ebaõnnestuda, ma ei saa otsustada valesti, ma ei saa teha vale valikut, kui ma tolles hetkes tunnen, et ma tegin selle oma parimate teadmiste, kogemuste ja oskuste najal. Ja kuniks ma ei teinud sellega teadlikult kellelegi haiget. Ja lõpuks ju mingisuguseid, muidu ma pean ütlema, et mulle tundub, et päris hea esimene osa sai meie saatel. Aga ma mõtlen, et kui kuulates killute, et kõik need küsimused ja teemad vaata käisid meil läbi, aga okei, see selleks, et see issa, mul jooksin, ma hakkasin rääkima mõtle, ma lihtsalt panen killule, lihtsalt tahan öelda, et ongi inimesed on nii erinevad, et kui mina 20-ndates üksi kolisin, siis ma ostsin keldri täis veini ja istusin aknalaua peal ja tegin suitsu. ja kus juures see on hästi huvitav, mida ma olen ise mõelnud, et ma olen oma peas nagu, võib-olla see on ka asi, mis minus on ärevust tekitanud, kui me räägime, et kas ma olen nagu erand, et kas minul üldse on mingi õigus rääkida nagu enda ja justkui oma eakaaslastest. Esiteks, mul on üldse siuke allergia natuke nagu üldistamine vastu on, et meil on kõigil nii oma teekond, aga et kas mul on üldse õigus nagu kuidagi rääkida nii-öelda noorte eest, sest nagu kõik on nii erinevad ja ma vaatangi oma tutvusringkonnas, et on ka 26-seid, kes on nagu siiamaani panevad räigelt pidu ja räigelt möllavad ja see ongi nende elustiil ja ma ei tea, lähevad, istuvad kuskil hommikuni üleval ja see ongi see elu, mida nad elavad, et äkki ma olen nagu nii mingi erand, on ju, aga samas siis ma teisalt käin nendes koolides ja räägin oma tuttavatega, tutvunute inimestega sotsiaalmeedias ja ma vaatan, kuidas nad räägivad ja issand, noored on nii targad ja mul endal ka, sest ma näen nagu, kes on need veel, kes tulevad peale seesama hommikupidu, millest ma rääkisin, üks tüdruk, 14-aastane kirjutas mulle, kas see on okei, kui ma tulen ka, et ma nagu täiega tahaks ja ma teen kodus ka mingeid somaatilisi harjutusi ja rännakuid iseendaga, ma tunnen, ma tahaks neid nagu inimesi, ma mingi vau, jaa, muidugi tule, et mul tekib nii palju usku nagu sellesse, et need noored ongi kasvanud üles täiesti teiste võimalustega, aga mina olen kasvanud üles sellega, kus me räägime vaimsest tervisest ja mul on, nagu ei ole tabu jagada seda, et mul on ärevus või et mul on raske, et ma saan nagu jagada oma kaaslastega. Ma kuulan Killut ja lihtsalt mõtlen, kui vapustavalt tark inimene, et ma mõtlen selle peale, et tõenäoliselt sa oled ka väga heast et sul ei ole vist lapsepõlvetraumasid väga, et ma lihtsalt mõtlen, et mina hakkasin, nagu 24, kui ma lapse sain nagu läbi töötama, et miks ma olen sellises kohas. Et mul ikkagi oli nagu, ma tegin üli palju tööd iseendaga, et tõenäoliselt sa oled lihtsalt nagu kuidagi nii heas kohas. On väga teadlik. See ongi vaata täpselt siuke huvitav diskussioon, et kuna ma olen siin Sandratega koos töötanud, siis ma olen palju rääkinud, et meil on siuke 10–15 aastat nagu vanuse vahet on ju, ja kuidas mina mingitest asjadest, mida teie teete või mõtlete, nagu ei saa aru. Või et ma olen mingi, et aga see on kuidagi nii loogiline, et see on alati mu eluga kaasas käinud, või et kui ma olen pidanud rääkima see, et kuidas sa siis jõudsid enesearenguni, et hästi paljudel on see, et mingi suur dramaatiline lugu, et kas nad põlesid läbi, kas nad kaotasid kellegi, läksid lahku, kaotasid töö, kolisid mujale ja ma mingi,
mul ei ole sellist dramaatilist lugu, ma ei ole kunagi läbi põlenud ja minu väga suur siht ongi see, et ma ei tahagi läbi põleda, et see ongi see võib-olla minu nagu üks eesmärkidest, et kuidas nagu näidata iseendale ja ka teistele, et sa saad olla edukas täpselt oma tingimuste järgi ilma ennast ohverdamata, on ju. Aga kui tuua su küsimusele vastuseks, et ma tulen heast kohast, jah, mul on olnud väga turvaline lapsepõlv, küll aga ma ei ütleks, et see on olnud nagu nii-öelda täiesti puhas, et meil kõigil on mingi oma taak, mida me kanname, et minul on väga keerulised peresuhted just isaliinilt põhiliselt ja ma siiamaani näen mingeid haavasid, mida ma parandan, aga jah, selles mõttes, et ma olen väga võtnud selle aja teadlikult tegeleda nende asjadega, et nagu sa ütlesid, et see on minu suur nagu tugev omadus. Ja tõesti, ma ütlen, et Killu ei ole kindlasti võib-olla siis nagu tavaline näide, et kõik selles vanuses on, et see oleneb ka seltskonnast, kus sa oled ja mis seltskonnas sa satud ja kõik sellised asjad, aga ma näen ka, et neid teadlikke ja tarku noori tuleb järjest peale, see on mega äge. Ja ma võib-olla tahan lihtsalt nagu jälle vaatan otse kaamerasse, ütlen klauslina, et see ei tähenda seda, et ma hommikul ärkan üles ja ainult mediteerin terved päevad, et ma käin ka peol ikka. Killule meeldib tekiila. See on mingi sisering, mulle tegelikult isegi ei meeldi nii tekiilaga, seda kõik seostatakse minuga. Mingid asjad jäävad. Aga olen ka omajagu peol vetsus magama jäänud selles mõttes, et ei saa nagu öelda, et ei ole. Dagmar, kas sa tahad midagi kommenteerida selle vanuse kohta või kas on veel mingeid asju, mida sina oled täheldanud, et on teemad, millega 20-ndates maadeldakse? No võt, kui Killu ei oleks minust juba ette jõudnud ja seda nii kenasti kokku võtnud, siis ilmselt mu vastus oleks olnud midagi sarnast. Et ja jälle mul on muidugi hästi siuke pisike läbilõige ja ilmselt ka kallutatud läbilõige sellest vanusest, aga mulle tundub jah, et see täpselt nagu siin juba läbi käisid, need valikuid on justkui nii palju ja ühelt poolt see on nii kihvt, et meil on neid valikuid nii palju ja samale on see eksimishirm läheb selle võrra ka nagu nii suureks. Ja tegelikult täpselt nii nagu Killu ka välja tõi, et meil ei ole ju õiget ja valet. Et see on ju illusioon. Et sa ei saa eksida. Sa ei saa eksida. Ja mulle tundub, et jälle natuke kordan mingit juttu, mis me oleme omavahel juba rääkinud, aga mulle tundub see tegelikult see kõige nüüd jutumärkides, kes lihtsalt kuulab, need ei näe, aga jutumärkides nagu halvem otsus see, kui sa ei tee mitte midagi, sest see on ka otsus. Ehk siis see, et kui ma lihtsalt jään tiksuma ja ma olen neid lugusid ka näinud, kus näiteks see noor inimene, sest hirmust eksida, ta jääbki koju, ma parem ei lähe õppima, sest ma ju ei tea, mis ma tahan õppida. Ja parem ma ei lähe sinna kuhu iganes reisima, sellepärast, et ma ju ei tea, kas see on õige otsus. Ja ma ootan. Äkki ühel hetkel tuleb kuidagi maagiliselt minuni see teadmine, aga no usu mind ei tule. Ja siis kuidagi see aeg läheb, need aastad lähevad ja kuidagi võt sealt siis nagu liikuma saada on juba väga palju raskem. Et tegelikult, ma ei tea, kuidas siin teiega, aga kui ma räägin, mis iganes eluvaldkonnast, nagu elukohast, suhetest, tööasjadest, see, et ma olen täna siin ja teen neid asju, mida ma täna teen, veel natuke aega tagasi ma poleks uneski arvanud, et ma midagi sellist teen. Ehk siis ma ei saa seda nagu ette planeerida, vaid tuleb kuskilt hakata mingid samme tegema ja siis järsku hakkavad mingid inimesed su ellu tulema, mingid uksed avanema, aga sa ei saagi seda ette teada. Lihtsalt hakka mingid otsuseid tegema täpselt selle põhjal, nagu mis täna tundub nagu selline hea ja mõnus ja küll siis laheneb. Ja kui ma tohin veel korra põrgatada ühe mõtte tagasi, on ka see, mida ma olen täheldanud, et tekib see hirm ka, et kas ma olen juba hiljaks jäänud. Et ma mäletan see, kui ma olin 17 ja kui ma rääkisin, et mul oli see suur plaan, mida kõike teha, et 27 esimene laps enne seda magistrikarikest, mul juba tunne, et ma olen juba hiljaks jäänud, ma juba ei jõua, mul juba on aega puudu. Ja praegu ka, kui ma käin gümnasistidega rääkimas sellest, ütlevad ka, et nagu suhestun ja võib-olla üks hästi praktiline asi, mida veel siia juurde tuua, on ka igasugune raha teema, et ühest küljest sa justkui oled juba täiskasvanu, justkui peaksid enda eest hoolitsema, võib-olla sul on esimene, teine, kolmas, mis iganes töökoht, samal ajal sa võib-olla õpid, on ju, et sa justkui oled iseseisev ja peaksid endaga hakkama saama, aga samal ajal sa ei saa kõike veel endale lubada ja ma näen ka enda tutvusringkonnas, kui keeruline mõnikord on teha plaane, sellepärast et inimestel on nii erinev finantsvõimekus, et mõni on mingi, lähme sinna reisile ja teeme kõike eest, teeme niimoodi ja mõni on mingi, et kuule, ma täna ei saa sinuga kinno tulla, sellepärast et mul on praegu
praegu see säästupuhver, mida ma endale loon, sellepärast, et ma ei tea, ma tahan XYZ asja osta endale, on ju. Et see rahaline asi on ka hästi tore ja võib-olla lihtsalt nagu lõppkokkuvõtteks, enne kui me järgmise vanusegrupi juurde lähme, ka siia selline mõte, et sotsiaalmeedias levib siuke trendina see mõte, et mitmeaastane täiskasvanu sa justkui oled. Et kui mina olen 26, siis mina tegelikult justkui olen 8-aastane täiskasvanu. Et tegelikult kui sa oled 18 on ja saad nii-öelda ametlikult täiskasvanuks, et siis algab sinu nii-öelda uus see täiskasvanu vanus on. Et kui sa oled 20, sa tegelikult oled alles 2-aastane täiskasvanu, et sa ei peagi veel oskama, sa ei peagi veel kõike teadma, sa ei peagi veel täiesti ise hakkama saanud. Kui sa mõtled muidu 2-aastase peale, siis no okei, ta juba mingi kõnnib, ta koperdab vahepeal ja nii edasi. Et see on kuidagi mingi selline võib-olla lootustandev sõnum siia välja, et sa oled alles 5-aastane täiskasvanu ja sul on nagu aega. Issand, kui hea, siis ma olen nagu 21 on ja ja siis, aga tõsi on nagu, ma tunnen praegu, et aga nüüd ma nagu täiega elan või olen õppinud nendest asjadest, et varem oli natuke sellist, et noh, me tegelikult päris täpselt keegi ei tea, mida me teeme. No täpselt on ja kui sa oled nagu laps on ja sa ei peagi teadma, vaata. Nii, aga Sandra Raju, pane, räägi, mis tekitab sinus ärevust? Sina esindad meid siis, eks ju, 30+. Jah. Ma tahan ühe asja kohe ära öelda, mis ma ei vaidle kellelegi vastu, aga ma ikkagi vaidlen vastu, et minu arust on ikkagi ka valesid otsuseid, mida inimesed teevad. Näiteks purjuspäi autorooli istumine on väga vale otsus ja see ei ole midagi sellist, millest peaks, ma nüüd proovin selle ära, mis tunne on sõita purjuspäi ja lähen ja et nüüd ma õppisin sellest hästi palju. Ja nõus, see võib-olla on siuke agressiivne erand, ma olen nõus sinuga. Aga neid kindlasti on veel, lihtsalt selleks, et ma lihtsalt tundsin, et ma tahan seda adresseerida, et see on lihtsalt minu nagu mõtteviis. Aga ma tundsin väga palju seda, millest Killu rääkis, ma tundsin väga palju ära ennast 10 aastat tagasi, et just see tunne, et kas ma teen õiget asja ja et ma olen juba hiljaks jäänud. Et seda tunnet olen ma oma elus väga palju tundnud, aga ma nüüd praegu olles siis 38, tunnen ma ka seda, et nii põnev on ja aina huvitavamaks läheb. Ja mina olen püüdnud enda jaoks seda elu mõtestada niimoodi, et kui väga paljud inimesed mõtlevad, et elu on hästi lühike, tuleb väga palju teha, hästi kiiresti toimetada, siis mina just püüan mõelda nagu teistpidi, et elu on tegelikult megapikk ja mõtle, kui palju asju meil on võimalik selle pika elu jooksul teha. Et ma olen paari inimesega seda mõtet nagu edasi arendanud ja sellel teemal diskuteerinud, et mulle tundub, et miks ma niimoodi mõtlen, on lihtsalt see, et ma ei taha elada hirmus, vaid ma tahan elada võimalustes ja see on lihtsalt valik. Ja see, et keegi teine mõtleb, et elu on lühike ja et mul on vaja kiiresti teha, muidugi ma üldse ei halvusta seda, aga see on minu valik püüda võib-olla vähendada seda ärevust, mis minust tekitaks see mõte, et elu on nii lühike, tuleb kiiresti teha, vaid et pigem on nii, et okei, elu on täiega pikk. Kuidas ma saaks seda rohkem nautida? Nii, ma pean tegema trenni, ma pean liikuma selleks, et elada kogu need aastad, kõik, mis mul on. Ma tahan täiega võtta seda kõike. Ma tahan olla 85, käia padelit mängimas, ma ei tea, oma lastega kuskil matkamas, et ma praegusel hetkel panustan sellesse, et ma saaksin nautida seda kõike, mis ees on tulemas. Ja minul on suurepärane eeskuju selleks, kelleks on minu isa, kes iga kord, kui ta läheb jõusaali, teeb niimoodi, ma siis lähen. Üldse ei taha minna, aga ma lähen, sest et ma tean, et see on mulle hea ja ma pean seda tegema. Iga kord ma vaatan ja mõtlen, minu issi, nii lahe. Pane vaps, halva tehnikaga, aga savi, mine tee see trenn ära. Et ühesõnaga, ma võin siin jaurama jääda, et neid asju, mis ärevusi tekitab, on kindlasti väga palju, aga kas te räägime mingi kindlam? Ja mis sinu vanuses just, et on need asjad, et me oleme, mis ma siin ikka ümber palava pudru käin on ja ma tunnen Sandrat väga hästi, me oleme rääginud sellest, et see, et näiteks, et sa oled vallaline ja elad üksi, on ju, et see asjad, et kui tekivad ka mingid või need mõtted, et tekivad mingid tervisemured, käid kuskil kontrollis, et aga kuidas ma üksi hakkama saan ja loomulikult ka see laste teema, et ma tean, et sa tahad lapsi saada, aga kas siis, kui palju see tekitab ärevust see,
leian ruttu mingi tüübi ja saan lapsi või see, et nagu sa oled Eesti esikõneleja munarakkude külmutamisel. Nii, ütlesin õigesti. Sandra kunagi ütles selle mulle, et kas sa nüüd tead, et sa oled Eesti minu arust oled Eesti esikõneleja, nii kui sa saad või nii kui sa oled rääkinud artikli pealt. Eesti Ekspressis. Et kui sa oled seal rääkinud sellest teemast, siis sa oled. Ja ma arvan, et me Killuga käime selles mõttes sellesse sarnasesse kategooriasse need mitte nagu kõige nagu paremas mõttes need erilised inimesed, sest et ma arvan, et 38-aastaseid vallalisi naisi, kellel ei ole lapsi, ei ole Eestis väga-väga palju. Et ma olen ikkagi mingis mõttes nagu erand. Ja see on väga palju tekitanud minus ärevust ja ma arvan, ma olen teinud ka, mitte siis nagu valesid valikuid oma elus, sellest hirmust ajendatult, väga õpetlikke valikuid ja ma usun, et see, et ma näiteks selle munarakkude külmutamise protsessi ära tegin, võttis minus hästi palju ärevust maha. See ei ole ära kaotanud seda, sest et ma olen realist, ma saan aru, et see ei, it could work, it could not work, aga lihtsalt praeguses hetkes see on nagu mind väga, väga palju aidanud. Et muidugi. Aga kas sa mõtled näiteks sellele, et sa jäädki eluks ajaks üksi? Ei tahaks, üldse ei tahaks, sest et ma olen ikkagi väga, ma tahan pere, ma ei taha last ainult, ma tahaks pere, ma tahaks jagada. Aga kas see on mõte, mis tekitab sust ärevust või ei tekita? Et näiteks ma ütlen lihtsalt, miks ma seda küsin, on näiteks see, et minul on 2 last, me oleme peaaegu samas vanuses, ma olen natuke vanem, kohe varsti saab mina rääkida osas, kus on 40+, aga mina näiteks ühtpäev mõtlesin, et kui, mul on ka vallaline praegu, et kui peaks ma jääma vallaliseks, mul on jumala okei nagu. Et mina olen nagu praegu selles faasis. Võib-olla ma 5 aasta pärast mõtlen, et ei ja paaniliselt otsin kaaslast, aga ma tunnen, et võib-olla on ka see, et ma lihtsalt olen jõudnud endaga nii heasse kohta, et mul on väga, väga mõnus ja hea olla, mul on väga palju toredaid sõpru, mul on lapsed ja mul on nagu kuidagi see nagu, hästi on ja, et kas sinus tekitab see või pigem ei? See otseselt ei tekita ärevust, sest et ma olen otsustanud, et ma ei taha olla elu lõpuni üksi, sest et ma tahaks jagada oma elu kellegagi ja ma väga tahaks endale toredat kaaslast kõrvale, aga ma ei taha kedagi, et ma ei võta lihtsalt kedagi sellepärast, et mul keegi oleks. Ja see tegelikult, see, et ma olen selle enda jaoks läbi mõelnud ja selgeks mõelnud, ka ei tekita minus enam ärevust. Ja see sõltub päevast, mõni päev on tõesti selline, et ärkad üles hommikul või õhtul lähed magama, mõtled, jälle, üksi. Lähed oma raskusteki alla, mõtled, üksi. Raskus võiks olla keegi teine. Mingi muu raskus. Aga see, ja ma saan aru, kui see mõte tuleb, see on jälle mõte ja ma tegelen selle mõttega, see mõte tuleb, nii et oota, Sanju, see on ju mõte. Sa ju tead, keskendu nüüd, mõtle nüüd nagu sellest mõttest, mis sul tuli, et sa saad aru, et see on mingi emotsioon, mingisugune hirm, et ma räägin endaga hästi palju tegelikult ja see on päris palju aidanud mind. Kas see on üks asi, millega see aitab sul ärevust maandada? Absoluutselt. Et näiteks töö juures ka, et ma olen väga palju vetsus rääkimas käinud, et kui on mingisugused siuksed keerulisemad projektid, et kui ongi palju asju, siis lähedki lihtsalt mingi, nii, hinga. Klaarika võib-olla minu hea kolleeg, kes kui sa vaatad seda, siis Klaarika on mind väga palju kuulnud rääkimas oma ette pomisemast niimoodi. Nii, okei, rahulikult nüüd võta see nii hinga. Ja, siin tiiger ei aja sind praegu taga. See on lihtsalt üks selline huvitav olukord. Et ma võib-olla ka oma loomult olen valinud olla optimist ja et ma püüan ka näha nagu kõikides nagu keerulistes olukordades seda, et õppetundi. Aga minu arust on väga tervislik öelda vahepeal, et kuule, see läks nüüd küll pekki. See oli nüüd küll väga halvasti, et see niimoodi läks. Siit pole mitte midagi praegu õppida, aga lihtsalt liigume edasi. Võib-olla selle suhete teemal, kui ma tohin siia korra vahele põrgatada, et tohin aitäh, et sa ütlesid, et sa oled otsustanud, et sa nagu tahad oma elu ikkagi kellegagi koos veeta ja sa nagu liiga palju ei põe, et mul hakkas kohe enda peas mingi, et kuidas mina seda näen ja ma näen ka, et jõudes 20-ndate teise poolde, et ma küll ei põe veel mingit issand, ma olen täiega hiljaks jäänud, aga see sama mõte veits tuleb sisse, et kui ma mõtlen nagu sellele suhtele, kus ma olen, see ei ole enam mingi, me lihtsalt naudime ja me lihtsalt on koos tore, aga juba hakkad mõtlema, et okei, kas ma päriselt näen sellel tuleviku, et see ei ole enam see koht, kus mingi, me lihtsalt naudime ja meil on nii tore ja mingi aga mul käib kogu aeg mingi, et okei,
et kas ma päriselt nagu näen, kas see võiks olla minu laste isa näiteks on ju selles kontekstis, et kas me tahaks temaga niimoodi koos, kas ma näen, et ma tahan ehitada seda, kui ei, siis ma nagu I'm out. Rohkem hirmu tekitab minus see, et mul on halb suhe, kui see, et ma olen üksi. Et pigem ma tunnen, et pigem ma olen üksi kui see, et ma olen, kas ma võin öelda sitas või? Jah, võin sitas lubatud. Täiesti siin võib igast asju öelda, et ma rohkem ei ropenda. Rahvaraamat vastutab. Aga ma lihtsalt ütlen Sandra Öö, meil on üks moto see aasta Sandra Ööga, võin öelda välja, et meil on see, et me kumbki ei luba teisel armuda potentsiaali. Ei armu potentsiaali, ei hakka endale vabandusi, ei no jaa, aga küll ta vastab, ei no ta on see. Need punased lipud on ikka täitsa oranžid ju. Puhume ära. Ei armu potentsiaali. Nii. Ma lihtsalt kuna kogu see, ma olen korraks mina, mitte ekspert. Kas on lubatud? On. Et mingi teise särgi selga panema selle jaoks. Et lihtsalt hästi kõnetab. Mul ka lapsi ei ole ja mingid mõtted täpselt suhete ja laste teemal on ikkagi, elu paneb siin neid mõtlema aeg-ajalt, on ju. Ja mingil hetkel mind ka nagu segas ausalt öeldes see mõte, et mul oli ka selline, kui ma mõtlesin, et oma tulevikust ja kuidas ma nagu elu ette kujutan ja millest ma unistan, siis ikkagi selline maja ja 2 last ja see koer ja mees ja siuke klassika on ju, tundus hästi tore. Ja siis mind hakkas ühel hetkel ka see mõte segama, et selles unistuste pildis on nii palju aspekte, mis ei allu minu kontrollile. Ja mulle ei meeldi see mõte, et ma ehitan oma nagu tuleviku üles mingile ideele, mis pole lõpuni minu teha. Ja seal hulgas need lapsed, et isegi kui ma leian selle maailma kõige lahedama mehe ja tema tahab lapsi ja mina tahan lapsi ja kõik on nagu muinasjutu raamatus on ju, me ei pruugi ikka neid lapsi saada. Mis iganes põhjustel. Ja ma olen neid lugusid nii palju näinud. Ja see pani mind nagu läbi mõtlema ka igasuguseid muid stsenaariume. Ja sealhulgas seda, et kas see maja ja 2 last ja kõik see nunnu valge aiaga see kõik see värk on ju, et kas see nüüd nagu minu unistus, kust ma selle saanud olen ma kindel, kas ma olen nõus ka kõigi nende ohverdustega, mis ma pean selle jaoks tegema, et ma ei saa samal ajal minna baalil eluks ajaks surfama ja siis seda 2 last ja seda Labrador Retrieverit, et midagi ma pean valima, on ju. Päris täpselt välja mõeldud. Tegelikult mulle ei meeldi, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi Labradorit, me kaotame kuulajaid muidu võib-olla, aga igal juhul see selleks. Et jah, et neid mõttemänge endaga mängida, nii nagu Sandra ütles, et ka just selles mõttes, et ma tahtsin endale luuga pähe mingisuguse teise alternatiivse unistuste, sest see esimene, seal on nii palju faktoreid, mis ei ole lõpuni võib-olla minu teha. Nii, Piret, räägi sina. Sina esindad meil seda ägedat küpset vanust. Just. Kuidas on? Väga tegelikult on nii põnev olla viimane ja nii põnev oli kuulata teid. Väga põnev ja kuidagi nagu iseennast ka nii-öelda kuidagi peegeldada või nagu oma elu, mina olen 52, et ma vist ei ole ka päris selline klassikaline või nagu Killu viitas, eks ole, et ma arvan, et ma lihtsalt olin noorena, ma olin hästi kaua, nagu elasin nagu omas mingis maailm, ma olin ülikirglik, veits natuke, ma arvan, mingi lillelaps või selline nagu ma ei mõelnud, mul ei olnud mingit plaan, et nagu 2 maja ja laps, mingi absoluutselt, ma olin lihtsalt nagu kirg ja siis tuli, eks ole, ja siis tuli laps ja kõik nagu, ma olin ikkagi selline püsti hull, võib isegi öelda nagu, aga hästi haavatav ka, väga haavatav. Et selles mõttes mul ei olnud ja kuidagi, ja vist tänu sellele, et ma hakkasin iseennast nii-öelda nagu avastama alles nagu, kui mul esimene laps sündis, siis mul ongi kõik natuke tagurpidi olnud, et ma olen 52, aga mul on siuke, siis mul elu alles algab, ja ma nagu ma absoluutselt, näiteks ma sain 40
ja ma ei teinud mingit sünnipäeva, ma ei saanud isegi aru, et ma saan 40, et ma tean, mul on sõbrannad, suured peod, eks ole, noh, tohutud, et see on nii suur number nüüd elu. Et ja kõigile, kui ma sain 50, kõik mu sõbrad teadsid, et mingit pidu ei tule, miks see 50 nüüd siis äkki nii tähtis number. Minul tuleb pidu, kui ma saan 63 ja siis tuleb rajupidu. Nagu tõesti rajupidu, nagu selline laua peal tantsimised on selline nagu selles ja 63 tuleb sellest La Grande Bellezza filmist, sest see algas selle peoga, mida ma tahan teha. Sest see mees, see peakanglane, see 63-aastaseks. Et no mul on täiesti, aga ma suhestusin väga palju sinuga, sest noh, mul lapsed sain, eks ole, 24 ja 30 ja ma kasvatasin nad üksi üles tegelikult, ma 30-aastaselt, ei, ma olin 31, ma kolisin nagu päeva pealt oma laste isa juurest välja ja kui ma olin tegelikult 38, nagu sinu vanuses, siis mul oli, tegelikult ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi tundnud ennast üksi. Või nagu üksi, ma olen alati tundnud nagu imetlust või ma olen, noh, kuidagi, ma ei ole kellegagi koos elanud, aga ma ei ole ka kunagi nagu millestki puudust tundnud. Aga üks asi mul oli, ma tõesti tundsin seda, ma tahan kellegagi jagada, et noh, mul on nii toredad lapsed, mul on nii põnev elu, mul on nii toredad sõbrad ja siis ma päriselt nagu see üks periood oli mingi paar aastat või 3 aastat, kus ma tõesti tundsin, et issand, kui kahju, et ma seda kellegagi jagada ei saa. See oli mul tõesti nagu üks periood, ja sellega ma väga, see oli täpselt sinu vanuses ja siis noh, isegi, vaata, siis mõtlesin, noh, kuigi mul oli, oi, kui tore oleks nagu 3. laps, unistus oli üldsegi, üks mul oli, kui ma olin, noh, 7-8, et mina tahan raudselt 4 last, 3 poega, 1 tütar. Ja, mul oli 4 last, 3 poega, 1 tütar. Millega pärast mul oli uskumus, et ma olen just nagu poiste ja ema nagu väga hea. Aga jah, see mul oli ja ma mõtlesin isegi, oi, kui tore oleks 3. laps, vaata, siis naabri oli õnneks väiksed tited, siis ma, oi, vist ei taha, õnneks, no siis karjuvad kogu aeg, kes on püha müristus, nagu vist, ja nüüd on tõesti see, et vaata nagu laste osas küll, sest noh, kui ma hommikul, vanasti ma tõusin rõõmuga kell 6 üles, ma olen alati panganduses poole elu töötanud, on ju, hästi vara läksin tööle kõik, aga nüüd, kui ma kuulen, issand, kuidas ma seda tegin, ma tegin üksi, kasvatasin lapsed üles, praegu ma päriselt, ma hommikuti mõtlen, ma kuulen, kuidas need emad oma lapsi veed lasteaedeks kooli, mingi jauramine on ju, ma mäletan, tütar nutis tund aega, kõik sukapüksid proovisime läbi saada, ennem kui lasteaeda sai, on ju, ja ma mõtlen, kuidas ma seda tegin, ma ei tea, aga ma tegin. Vaat see on see, et sa lihtsalt sa pead tegema, mis sa teed, sa ei mõtle. Teed lihtsalt ära. Ja. Et aga noh, ütleme niimoodi, et selles mõttes mul ei ole nagu enam, nagu kuna ma olen kõike seda üksi teinud, mul ei ole nagu selles mõttes ärevust enam. Ja ma ütlen, nagu ärevus oli traagiline, sellepärast, et tänu sellele, et see kõik oli selline, ma pidin iseendaga lihtsalt sellise töö ära tegema, et ma tean iga sopikest iseenda hinges. Ja minu soovitus on isegi mitte nii palju liikuda, kui tegeleda selle oma hingega, oma hingeharidusega, oma sees olla vaikuses. Isegi kui see on vastik vaikuses, sulle tahaks ennast ära tappa, siis võt ole selles vaikuses, et see tõde tuleb sinu, loe raamatuid. Väga palju raamatuid on tegelikult, see on nagu õnn ka, mis on praegu ju, et väga palju raamatuid on saada. Et noh, eks ikka nagu lapsed on ju, noh, mis on, et tahad ju, et lastel läheb hästi, eks ole, ja ikkagi finantsid ka ja nagu selles mõttes, et kui sina rääkisid, et need finantsvõimalused on nii erinevad ja kõik ja siis mul on ka see nagu hästi imelik praegu, et mul on tegelikult ka see tunne, et ma hakkan nagu raha teenima ikka ropult nagu iseendale, et siiamaani ma olen kõik, et meil on tõesti nagu, mu lapsed on kihvtid lapsed, meil on äge, ma olen investeerinud ikkagi elamustesse. Et mul ei ole suurt maja, mul ei ole, noh, kõik on nagu tagasihoidlik olnud, aga võt elamuste pealt ma küll ei ole kokku hoidnud nagu. Et, sest see, ja ma oma lastele ka, noh, mu poeg aeg-ajalt ütleb, ma issand, kuidas sul ei ole säästusid ja nagu ma ütlen, kuule poeg, et kas sa arvad, et see oleks sama inimene, kui meil ei oleks olnud neid reise, mis me tegime, nagu kuidas see 18 kingitus oli nagu helikopteri lend, võtta Tallinna kohal on ja no ma ikka tegin nagu sünnipäevad, olid tõesti nagu sünnipäevad, et ma usun sellesse nagu investeeri nagu kogemustesse, elamustesse, noh, see teeb sind inimesena selleks, eks ole, et siis sa ei karda kedagi. Noh, mul ei ole mingit tohutuid säästusid, aga ma absoluutselt ei karda. Ma olen tõesti kindel, et mul on nagu kihvt elu, nagu noh, järjepanu, nagu iga päeval on kihvt elu. Ja.
ma tahan veel rohkem nagu sina olla, kui ma suureks kasvan. Kuule, aga kas sul on, kas sa tunnetad enda sõpruskonnas, ringkonnas seda kuidagi vanusest tulevat survet või ärevust ikkagi, et ja just nagu naiste puhul, et ma ei tea, pole piisav või kas mind võetakse, kas tööalaselt on küll natuke, ma tunnen, kuna ma tegelen ka Kreekas ühe projektiga, siis ja üldse nagu rahvusvaheliselt tegelikult mul on päris palju selline võrgustik nii-öelda. Miks ma tõlkisin ka selle raamatu ära, oli sellepärast, et mina ju, ma põhimõtteliselt mõtlen ja töötan inglise keeles. Ja ma kinkisin 2 aastat inglise keeles seda raamatut kõigile, kui ma selle avastasin. Vaata, mul oli sama tunne, see oli nagu minu kirjutatud, vaata. Lugesin, ma kõikidele kinkisin. Ma ei mõelnud isegi, mul oli hunnikute viisi kodus neid. Ja siis lihtsalt ühel hetkel Tiiu Suvi ütles, et kas ta siis, talle pigem meeldib eesti keeles raamatuid lugeda ja ta ütles mulle, et aga miks sa seda raamatut ära ei tõlgi? Ma olin nagu puuga pähe saanud. Tõesti, miks ma seda ära ei tõlgi? Ja siis ma tõlkisingi. Oota, millest ma hakkasin rääkima? Et vanus. Ja vanusega, et see tööalaselt, et seda ma küll tajun, et Eesti on ikkagi katkine ühiskond. Eesti on katkine ühiskond. Kui ma ütleks, panen 52, siis mingi, võib-olla isegi ei vaadataks mu CV-d. Võib-olla kui ma foto juurde panen, et ei tohi, on ju. Sina vaatad, aga vaadatakse. Vaadatakse. Ikka. No vanuse järgi ei tohi, see on diskrimineerimine. See on diskrimineerimine, aga mina tunnen, et ja see kuidagi vaimselt, võib-olla see on ka naistest, see endast tulenev, aga see on natuke meie ühiskonnas rohkem, sest ükstask kõik, kus ma mujal Euroopas olen, see on nagu, seal on hästi, kõiki vanuseid on nagu võrdselt. Meil on ikkagi, enamus on nagu noored, Tead, mis on või? Mida mina olen tähele pannud, sest mina värban väga palju juhte ja mida ma näen väga tihti on see, et inimesed teevad ennast ise väiksemaks ja väga tihti vanema generatsiooni superinimesed lihtsalt räägivad minevikus. Nad heietavad 20 aasta tagustest asjadest, mis nad teinud on. I don't care. Räägime sellest, mis sa oled nüüd teinud ja mis sa tahad teha. Et see on lihtsalt nagu siuke mõte. Et ärge jääge mineviku kinni, mõelge tulevikus. Sest et see on, vanus on tööriist. Samamoodi nagu kõik muud asjad. Sul on super tööriistakast. Kasuta neid. Kui sul on mingisugune, ma ei tea, mingisugune tööriistakast, sa ainult haamrit sealt kasutad. Mul on tõesti, ma tunnengi, et ma olen nagu võimete tipul, täielikus tipus nagu. Tõesti, et ma võin kõike teha. See mõnikord on see, et ükskord mingis olin reisil, magasin teistmoodi padjaga, mul on kodus hästi pehme, hästi selline lökerdan kokku, väike padi ja see oli tärgeldatud nagu selle padjapüüriga ärkan hommikul issand, jumal, nüüd see jääb vist mulle pooleks mingiks kuuks ja nagu näo peale mingi padjajälg on ju. Aga isegi vanusega nagu seotult mul ei ole sellist nagu, aga enamus on natuke seda tööasja ja tegelikult rääkides sellest, et ütlesid 100-aastane elu või mis see raamat oli, et tegelikult ma näen praegu, mis on tore trend, et paljud õpivad mingit teist eriala juurde. Näiteks saavadki aru, et see, eriti nagu meie valdkond, eks ma esindan nagu turunduskommunikatsiooni, see ongi muutuv. See ongi ja see on hästi raske valdkond, kus naisena olla. See on tõesti väga raske. Aga minu karjäär muutus pärast seda, kui ma olin e-residentsuse programmi, siis vastutasin globaalse turunduse kommunikatsiooni eest ja ma sain sellest tehnoloogiast, algul, kui ma läksin sinna, ma mõtlesin, mingi blockchain X-Road, päriselt, mingi ledger technology, ma ei tea, millal ma sellest hakkan aru saama, eks ole, et sellest ise kirjutada ka näiteks, eks ole, et selle kommunikatsioon sa pead kirjutama, aga kui ma sellest aru sain, mu elu ja karjäär muutus. Ma olen ainult tehnoloogiasektoriga olnud seotud, sest ma saingi aru, et elu on igaveseks muutunud. Kui sa sellega kaasa ei lähe, siis ei tea, Sandra, sa ei tohi enam dinosaurus öelda enda kohta. Sa pead kohe lõpetama. Absoluutselt. Ma olen mitu korda seda öelnud, aga ma tahan olla mingites asjades dinosaurus, et ma ei viitsi mingeid asju teha. Mitte neid, mis mind hakkavad takistama, aga mingeid asju. Nii, jumal küll, mul on nii palju mõtteid, aga meil on aeg otsas ja mega äge, et jagasite oma lugusid. Tõesti, ma ütlen, et ma suhestusin kõigiga ja väga tahan suhestuda tulevikus Piletiga, ütlen niimoodi. Kusjuures, aga mina mõtlen ka, et ma olen praegu nagu oma
nagu mingites asjades väga-väga tipus, on ju. Mitte siis, kui ma olin 30, kui ma arvasin, no muidugi iga kord võib-olla sa arvad seda, on ju. Et ülilahe ja aitäh, et te jagasite oma hirme, julgusi, mõtteid ja Dagmar, ma annan lõppsõna sulle. Kas võtad, et me olime ärevuse teemal, on ju, me läksime juba igale poole, lendasime laiali täna, aga ärevuse teema, üks asi, et sa tunned, et sa oled praegu ärev, mida teha? Mine tee trenni. Mine tee trenni. Aga kui ma tunnen, et ma olen juba nädal aega ärev, mul on võib-olla tõsisem ärevushäire, mida teha? Kui tundub, et tegelikult on see selline ärevus, mis ei ole normaalne ärevus, aga et midagi ikkagi peaks tõsisemalt ette võtma, siis tegelikult esimene koht, kuhu võiks minna, on perearst, selle jaoks, et ta saaks teha vajalikud uuringud, vaadata üle, kuidas kilpnääre töötab, mis olukorras veri on ja sealt edasi, kui ikkagi tundub, et füsioloogiliselt asjad on korras, et tegemist tõesti on ärevushäirega, siis psühholoog. Kas teil, kallid külalised, on veel mõni mõte, mis jäi sisse, aga tahate väga välja saada? Ma pidin ennast vahepeal liigutama, mul hakkasid puusad valutama. Hakkasin ise natuke tegin niimoodi, endamisi nagu. Mina ikka ütlen, usaldage elu, nagu tundke rõõmu ja olge tänulikud. Nagu tänu mingi mantrat praktiseerige või midagi sellist, et mina võib-olla lisan siia juurde veel lõpetuseks see, et väga palju räägitakse, ma tunnen, et see on miski, mis mind on lihtsalt hästi palju julgustanud, et väga palju räägitakse sellest, et sa ei ole kunagi liiga vana, et alustada. Täpselt, sa võid ümber õppida, sa võid võtta midagi uut ette, sa võid, et nii-öelda, et me mitte, kuidas see oli, kuidas Kristin ütles, et vananemine on privileeg, just, et see ei ole vananemine, see on küpsemine, ütles ta minu arust ka. Ma pean selle siia ütlema, see on jälle inglise keeles, aga Pablo Picasso on seda öelnud ja see ongi nii. It takes a very long time to become young. Ja siis üks pool on see, et sa ei ole kunagi liiga vana, et alustada, aga sa pole kunagi ka liiga noor, et alustada. Et ma tunnen, et seekord see tõsiselt võetavuse küsimus jäi siin alguses arutamata, mis on ka kindlasti tugev ärevuse allikas, aga jälle, et siit minu arust tuli väga palju julgustust kõikidest igadest, et mitte kunagi liiga vana, aga mitte kunagi ka liiga noor. Selle mõttega lõpetame. Aitäh teile ja kohtume järgmises osas. Aitäh! Aitäh, et kuulasid meie saadet ja kui sul on küsimusi selle teema kohta, kui sul on mõtteid, oma kogemusi, mida jagada, siis kirjuta meile lasetiigertuppa@gmail.com.